inimesed, kuulajad, vaatajad, noored ja vanad, kes siia on sattunud. Meil on täna selline, ma ei teagi, kuidas öelda, eriline salvestus selles mõttes, et see sattus kuidagi juhuslikult meie edasi toimetuse kätte ja mina tulin sellele ideele, kuna meie otsisime edasi toimetuses aasta inimest ja ma sain teada, et selleks valiti Paul-Erik Rummo vist ja minu kandidaat oli siis selline YouTuber nagu tavakodanikust naisterahvas, kes on meil täna ka siin kohapeal olemas ja see põhjus, miks ma ta siia kutsusin, saab meile kohe natukene selgemaks, aga kuidas me sind kutsume, kas me ütleme tavakodanik nagu mina oma sõprade vahel või ütleme Kärt? Ma arvan, et Kärt oleks veidi parem, veidi loomulikum. Kärt, okei, see on väga harjumatu mulle, et me ikkagi paneme internetis niimoodi tavaliselt kasutajate nimede järgi ja mind soovitati ka niimoodi, et kas sa tavakodanikust naisterahvast oled vaadanud kunagi ja ma ütlesin, et mis mõttes nagu tänaval või mis, ei, ta on YouTuber, ta on väga huvitav YouTuber ja mingis mõttes nagu see juba fraas YouTuber mõjus niimoodi, et no ma ei tea, et palju on YouTubereid Eestis, võib-olla natuke ei ole nad nii populaarsed, võib-olla influencerid lähevad põhiliselt YouTuberite alla, kes ajavad mingit plausti, mis iganes müüvad mingeid tooteid on ja. Aga sina tuleb välja, et olid teistsugune YouTuber, et ma isegi ei tea, kas nagu kõige esimesena küsida, kuidas nagu kas YouTube oli sinu esimene valik või kuidas sa nüüd oled sinna sattunud ja miks just YouTube'is, Twitch, kõik platvorm on veel, mis seal oli siis sellist, et sa sinna jäid, ma olen aru saanud, et sa oled seal väga pikalt olnud juba. Vastus on lihtne, ma olen 34 ja tehnikaloll, et YouTube on nagu see kõige lihtsam, ilmselgem asi ja minust on mööda läinud see ülejäänud sotsiaalmeedia nii-öelda hullus või mitte hullus või selline, mul ei olnud Instagrami enne, kui ma kanali jaoks tegin. Twitchist ma olin kuulnud, ma ei olnud seal kordagi käinud, sest ma sain aru, et see on pigem nagu mängudes striimimiseks, arvutimängudes striimimine, midagi sellist, see ei olnud ka nagu minu rida. Ja TikTok on ka selline, et ma hakkasin vaid ma tahtsin veebirakenduses, veebibrauseris seal alla laadi arvutisse ja ta ei lase sul teha kontot ilma, et sa äppi telefoni laeksid ja siis mõtlesin, ei. Ma ei taha neid äppe oma telefoni, ma olen lihtsalt liiga vana selle jama jaoks. Ja aru saada, kui ma saaks, ma ei registreeriks ennast mitte kuskil enam, ma ei tahaks ühtegi äppi alla tirida, jagada oma meiliaadressi, paroole meelde jätta, et natuke liiga paljuks läheb see, aga sa oled nüüd siin stuudios, me teeme sükest jutuajamist, et ma ei tea, kas sa olid nagu arvestanud ka sellega, et ühel hetkel, kui sa teed enda kanalit, sa toodad seal, ütlen, et küllaltki teistest eestlastest erinevat sisu, et sulle saab ka osaks siis nagu aegamisi teatud ajakirjanduslik tähelepanu võib-olla, et see kanal tõesti nagu kasvab ja kasvab populaarsuselt kindlasti, et kas sul oli mingisugune pilt ka peas, et kuhu see võib jõuda ja kas sul oli mingi eesmärk ka, et jah, sinna tasemeni ma tahan jõuda? Ütleme niimoodi, et kui ma alustasin, siis ma tegin alguses inglise keeles, võrdleme siis suvalisi asju, tegelikult ma alustasin ka nagu juurahõnguliselt, et ma vaatasin mingid Netflixi sarju, mis olid juuraga seotud. Kõige esimene video ingliskeelsel kanalil oli seotud ühe sarjaga, mille nimi oli, või dokusari või mis ta oli, The Most Hated Man on the Internet, mis rääkis sellest, kuidas see loodi mingi jube veebileht USAs ja seal tehti andmete käest asju, siis mina andmekaitseõigusega tegelesin sel ajal, tegin siis video sellest inglise keeles. Ja ingliskeelses YouTube'is see kasv oli väga lihtne. Teatud teemadega sa võisid tuhandeid ja tuhandeid inimesi saada üleöö endale kanalile juurde, aga väga kaugele ei läinud seal umbes 6000-ni. Aga eestikeelse kanaliga ma ealeski ei pidanud seda isegi niivõrd võimalikuks, et ma võiks jõuda reaalselt selleni, et eestikeelne kanal võiks tuua näiteks 1000 eurot YouTube'ist. Ja ma ei ole sinna veel jõudnud, aga ma näen, et see on tehtav ja eesmärk selles mõttes on alati olnud, et muuta see jätkusuutlikuks, et ma saakski teha seda ja mitte minna tagasi palgatööle. Et see on nagu see eesmärk, mitte nagu numbrid on selles osas, et mul on vaja mingite numbriteni jõuda, et see oleks reaalne, et see oleks jätkusuutlik. Muus osas on suva. Et see on nagu põhieesmärk.
ja sa plaanid ikkagi jääda selle juura teema juurde või kuidas, ma ei tea, kas on mingi üld oma peas, kuidas sina nimetad, mingi juriidilised kajastused, analüüsid, süvaanalüüsid mingitel teemadel, mis on, ma ei tea, siis sulle personaalselt kuidagi, ma ei teagi, kuidas sa neid valid, kas sa vaatad meedias midagi kõnetab või sul on mingi, et ma täna lihtsalt tahan sellest rääkida läbi siis sükse juriidilise prisma, et kuidas need teemavalikud üldse sul nagu tulid, et või sa tunned vahepeal mingit sundust, et kurat, kõik räägivad sellest, ma pean ka tegema mingi video nüüd äkki sellest, et aitab võib-olla kanali kasvule, statistikale kaasa või? Seal on nüüd selles küsimusse on pakitud nii palju erinevaid alaküsimusi kokku, et ma unustan poole pealt ära, mis sa veel küsisid, nii et palun tuleta mulle meelde, kui ma midagi jätan adresseerimata, aga põhimõtteliselt teemade valiku selline on mõnes mõttes hästi suvaline ja juhuslik ja sõltub sellest, kuidas miski minuni jõuab. Näiteks ma tegin Kuu-uurijast ühest saatest või nad tegid jätkusaate ka sellele konkreetsele loole, aga tegin sellest kokku vist 3 või 4 videot ja kust see algas on see, et suve lõpus sõitsime mehega autoga, tuli raadiost mingi reklaam, mingi šokeeriv siis kirjeldus, et mis seal Kuu-uurija hooaja avasaates tuleb. Ja kuulasin selle teksti ära, mõtlesin, kuidas saab nii olla, et mis värk seal juhtumis sai olla ja siis hakkasin vaatama, muidu ei vaata Kuu-uurijat ja siis sealt tuli selline saaga rullus lahti, kus ma jõudsin lõpuks ja mitte mina üksi, tänu kanali vaatajatele jõudsin selleni, et tuli välja, et see tüüp, kes Kuu-uurijas käis oma kurba lugulaulu laulmas, täielik valetaja ja petis, tuli välja, mida mina ei teadnud, pärast ajakirjanikud ka kirjutavad mulle meile, et kõik teadsid, et Katri Lust ei tee päris nagu uurivat ajakirjandust. Mina ütlesin, ma siiralt ei ole Kuu-uurijat enne vaadanud on ja ma eeldasin, et kui saate nimi on Kuu-uurija, inimestele nagu presenteeritakse just kui fakte, siis tegelikult see oli selline hülgepask, see oli kohutav ja Lust ei kontrollinud mitte midagi ja info oli avalikult leitav ja mina ei oleks seda üksi leidnud, aga inimesed kommentaaridest kirjutavad mõtteid, nad otsivad ise infot, jagavad minuga seda ja üks inimene kogu aeg küsis, et kas ma olen vaadanud seda vana kohtulahendit seoses selle tüübiga. Mina mõtlen, aasta 2009 mingi kohtulahend, et tüüp pani Kaitseväelt kütustrotti, et mis see siia puutub. Ja lõpuks jõudsime selleni, et jah, loo peategelane pani Kaitseväelt üle 4 tonni või üle 5 tonni, tuhandetes liitrites diiselkütustrotti, jäi võlgu, talt mõisteti siis kahjuhüvitis välja Kaitseväe kasuks, ta ei maksnud seda võlga ära, see oli täituri juures ja sellest tulenevalt ta siis hoidus notarisse minemast, ei saanud mingi kinnisasja omanikuks, ta ei käinud notaris ja siis pärast keegi teine ostis selle ära, siis ta läks Kuu-uurijasse oma selle kurva looga, et oi, ma jäin oma kodust ilma, aga miks ta sellest ilma jäi, sest ta ei läinud notarisse, miks ta notarisse ei läinud, sest tal oli kohtutäitur kaelas seoses võlaga, mis tekkis sellest, et ta rottis kütust Kaitseväelt. Ja selline asi rullus lahti, ma ealeski sel suve lõpu pärastlõunal või õhtul, kui ma autos sõitsime, poleks ette kujutanud, et selline jama sealt välja tuleb. Ma eeldasin, et jah, et saates ei osata võib adekvaatselt kirjeldada, mis asi on tühine tehing, eks, miks sa pead notarisse minema. Need asjad olid isegi okeid, aga seal olid sellised faktivead, et näiteks Lust küsib tüübilt, miks sa ei läinud siis notarisse, kui mingi aeg oli seal möödas, mingid rahad makstud ja siis tüüp vastab, oi, aga COVID tuli peale. Ja nad räägivad 2019 juunist. Mõtlen, mis asja 2019 juuni, ma sünnitasin lapse juhuslikult sel kuul, mitte mingit koroonat ei olnud Eestis, et nagu millest me räägime ja Lust läheb sellega kaasa, ütleb ka inimestele, et jaa, 2019 aasta algusest või 2019 tõstis Eestis pead koroona ja sa mõtled vaatajana, et oot, ei tõstnud ju. Nagu millest me räägime, ühesõnaga nüüd mul lähevad asjad lappesse, palun vabandust, mul lähevad kõik teemad natuke lappesse, kui ma vabas vormis räägin, aga need teemad tulevad minuni juhuslikult ja samamoodi ma tegin ju Roosaarest mingi 7 või 8 videot. Miks nii palju, mitte sellepärast, et mind huvitaks Roosaare isik, aga mõni teema on keeruline, kompleksne, ma ei tea mitte kottigi finantsvaldkonnast, krediidiasutuste seadust polnud enne lugenudki ja kui sa selle endale selgeks teed, see võtab nii palju mahti ja siis mõtted tulevad. Kas Roosaare teemadel on veel mõni video nagu plaanis või tulemas või mis hetkel sa nagu vaatad, et nagu kuule see teema hakkab nagu ammendama ennast, et või lihtsalt nii palju, kui sealt sinule huvitaval teema tuleb mingit contenti peale kuskilt meediast, mis tundub nagu kahtlane või mis iganes, et sa tahaksid ka nagu sõna võtta sel teemal, et okei, nüüd tuli uus artikkel välja, et no okei, ma vaatan veel seda Roosaare case'i nüüd selles valguses, viimaste arengute valguses või sul on lihtsalt vahepeal ka, et ma lihtsalt nagu ma olen üle sellest teemast juba piisavalt sai tähelepanu, et liigume edasi. Mõlemad selles suhtes, et Roosaare teemalise viimase video ma tegingi eelmise aasta lõpus, kus ma ütlesin, et miks ma seda teen, paljud inimesed olid juba väsinud, oligi sa loed kommentaaridest, inimesed ei viitsi enam kuulda sellest, aga ma ütlesin, et minu eesmärk on see, et oleks mingisugune vähegi õigluse moodi nagu väljanägev lahendus ja minu jaoks miinimumvävend oli see, et keegi ometigi ütleks välja selle, mis oli minu jaoks ilmselge, et Roosaare tegevus vajas tegevusluba. Tema korjas avalikkuselt kokku laenuraha. Lävend oli 1000 eurot.
kui sa küsid 1000 euro kaupa tagamata laene igaühelt ja tema vanaemalt ja tingimuseks on ainult OÜ ja OÜ tegemine on kõige lihtsam asi üldse Eesti nendes siseteenindustes seal veebis, eks ole. Ta küsis igaühelt ja tagamata laenu olukorras, kus ta ise ei andnud tagamata laene, tal oli ju ilge koduleht, kus olid kõik tema äritegevused kirjas ja see oli kirjeldatud, tema ei anna tagamata laene mingi muudele isikutele kui mingid strateegilised partnerid või midagi, aga teistelt küsis ja avalikkuselt. Ja ma ootasin seda hetke, et millal ometigi keegi ütleb, kellel on mingit autoriteeti, et tal oli vaja tegevusluba ja siis juhtus ära, et Finantsinspektsioon, kes ajas sellist soga meedias terve sügise, lõpuks tuleb välja esitas kuriteokaebuse või kuriteoteate, tähendab mitte kaebuse, teate prokuratuurile. Ja mina tahtsin teada, aga millal nad seda tegid? Sest septembris saadik nad räägivad, et ei et mingi ühesõnaga nad nagu kordagi ütle välja, et on vaja tegevusluba Roosarel. Ja ma küsin prokuratuurilt, millal esitas Finantsinspektsioon kuriteoteate, sest see on relevantne, kui nad alles detsembris esitasid, siis on nagu kahtlane. Ja nad ütlevad mulle, nad ei saa mulle öelda, sest see oleks, mis see täpne vastus oli, mingi paragrahv, et see seaks ohtu kriminaalmenetluse huvid. Ehk ma ei tea täna, keegi avalikkuses ei tea, millal tegelikult see kuriteoteade esitati, aga see esitati, see oli üks põhieesmärk ja siis ma tundsin nagu rahu selle teemaga. Jällegi, kogu see Roosaare teema, see kuurija teema, jällegi minu arust, kui mina nagu eemalt vaatan seda teemade käsitlust, mis sina üles tood on ja siis ongi selline nagu mingis mõttes meediakriitika tõuseb sealt ju üles, et ja mitte lihtsalt meediakriitika nagu kuurija võtmes, nagu et nad teevad oma uurimustööd, taustatööd seal nagu lohakalt justkui ja Roosaare teema, et ka nagu, et keegi nagu ei võta sõna, kuigi nagu ma saan aru, et avalikult kättesaadav info on kõik olemas, et keegi nagu kas ei pane nagu pilti kokku või ei taha panna pilti kokku. Et sellepärast just nagu ma tean, et mind on kõnetanud, mitmeid mu sõpru on kõnetanud nagu sinu kanal, kuna see ei lase nagu libiseda mööda mingitel nagu vigadel, mida tehakse kas võib-olla meedias, analüüsis või mida iganes, et see on niisugune kodaniku algatuse korras tehtud kanal ja seda nagu nüüd on niisugune tunne, et kui nüüd on Kuurijas mingi saade, ma ei vaata seda, aga ma näen, et sina teed Kuurija saatest mingi kommentaari, siis ma mingi ma vaatan nagu tavakodanikust naisterahva videot, sellepärast, et ilmselgelt seal Kuurijas on nagu midagi valesti, sest muidu tavakodanikust naisterahvas ei teeks seda videot. Et sul on tekkinud, ma ei tea, nagu kas sa oled teadlik või ei ole, aga lihtsalt nagu mingi niisugune hea maine, et kui sina võtad mingi teema nagu ette, et sa ei võta lihtsalt nagu klikkida pärast, mulje on küll jäänud, et mingisugune populaarsuse kogumine ei ole nagu esmaeesmärk, et seal on nagu tuleb nagu tõsist, nagu huumoriga ka on ja mingid elementi sisse, aga mingi tõsist sisu, et see ei ole aja raiskamine, Kuurija nagu videote vaatamine, saadete vaatamine, mulle tundub nagu aja raiskamisena, aga kui on sinul uus video väljas, siis ma mingi, ma ei tea, järgmine pool tundi, nüüd saame midagi nagu teada ka või kas see on nagu taotluslik eesmärk siis sulle, et sa tahad mingisugust justkui viimasel ajal ma eriti olen nagu vaadanud justkui nagu meedia kommentaarid, et meedia on lohakas ja nüüd meil on lihtsalt mingid kodanikud, kes võtavad kätte ja teevad paljusid asju palju paremini kui meedia ise. Kas ise nagu pead ennast ajakirjanikuks ka näiteks? See on mingis mõttes saab öelda, et meediakriitika, see on ju meediakriitika mingis mõttes, mis sealt tuleb, kõige parem oli see Kuurija juhtum, kus konkreetselt tood punkti haaval välja, mis on seal valesti, mitte valesti, valesti, aga mis on nagu kas lohakusest või ma ei tea, millest see on nagu jäänud tegemata. Sina tegid selle nagu ära, samas nagu see oleks olnud kättesaadav ka kõikile teistele, kus on avalikult leitav info, aga sina oled nagu võtnud, see kõlab nii halvasti, missiooniks võtnud, mulle ei meeldi seda kasutada, aga sa oled ju võtnud nagu siukse ühiskondliku rolli ikkagi nagu harida inimesi või nagu teavitada inimesi ja see on ka nagu ajakirjanduse roll või vähemalt milline ajakirjandus nagu peaks olema, et jällegi, et kas sa oled endast mõelnud ka vahepeal nagu kui ajakirjanikust siis? Selle kanali raames just konkreetselt? Ei ole, ma ei ole endast mõelnud kui ajakirjanikust just sellepärast, et seda uurivat poolt ma ju tegelikult üldjuhul niimoodi ei tee, ma tuginen ajakirjandusele, et see Kuurija juhus oli erand sellepärast, et
inimesed, kes vaatasid videot, aitasid mind selle tulemini, aga ma ei ole, vabal ajal mul ei ole ka nii palju ressurssi, et nagu lõpmatuseni mingit teemat uurida, ma ei tule kõige peale ise, see üks inimene seal kommentaarides, ta vastas mulle uuesti ja ühel päeval ma olin haige, ma ütlesin, täna ma ei tee ühtegi videokleepimist, ma tegin neid lühivideosid ja ma huvi pärast läksin tagasi kommentaaridesse ja vaatasin kommentaare, millele ma olin vastanud, aga kuhu keegi oli veel omakorda vastanud, jõudsin ma ei tea kuhu alla ja siis ma nägin inimest, kes uuesti tuli selle kohtulahendi teemaga ja ta pushis, eesti keeles nagu lükkas seda teemat kogu aeg edasi, et me jõudsime selle tulemini. Ma ei tea, kes see inimene on, aga ma olen talle meeletult tänulik, et kus iganes ta on ja kes iganes ta on, et ta selle tulemini mind viis, aga üldjuhul mul ei ole seda ressurssi ja kui ma sügisel tegin neid asju, eriti kui ma Roosaaret kajastasin, siis minul oli peas selline väga nunnu mõte, et nagu ma tahaks eksisteerida sümbioosis ajakirjandusega, et mida ma näen, on see, et ajakirjanduses ei ole ju oma reeglina, oma juura inimesi, et kui nad kajastavad midagi, neil ei ole seda juriidilist pädevust ja enesekindlust, et öelda, et see siin on hülgepask, mida keegi ütleb, neil ei ole seda. Ja samas ma kujutan ette, teenuse sisseostmine oleks ka kallis, eks ole. Ehk mõnes mõttes ma olen nende suhtes ka kriitiline ja Roosaare puhul ma tegin lausa ühe video eraldi sellest, kuidas meedia ei saa hakkama selle kajastamisega, just sellepärast, et seal on nii palju juriidilist nüanssi. Aga teisalt ma ei saa ka olla nagu liiga karm, sest samas kui mingid riigiga seotud, mis see Finantsinspektsioon autonoomne asutus Eesti Panga juures, ikkagi riigi asutus selles mõttes, aga ajab sellist jama sellel teemal, et kuidas see vaene ajakirjanik siis peab aru saama, et mis on päris selles mõttes, et näiteks kas oli vaja tegevusluba või mitte, et mis ei ole. Et ma nagu lootsin olla sümbioosis, aga siis, kui ma selle Kuu-uurijaga näiteks ma kirjutasin ja lõpuks alguses ma üritasin nagu meediasse lihtsalt saata infot, saatsin selle Kaitseväe vastuse, asjaolud, ütlesin kõigepealt, läksingi Postimehe poole, et kuulge, et te ju kajastate Kuu-uurijat, eks ole, neil on oma mingi nurk seal, eks ole, Kuu-uurija Postimees, keegi ei vasta. Nii proovisin veel kuskil, siis kirjutasin ise artikli valmis. Kedagi ei huvita, kuigi avalikkus ju annetas raha. Tüüp ise ütles, et ta sai mingi 6000 eurot sealt või üle 5000, aga Mis mõttes ei huvita, et lihtsalt üldse vastuseid ei tulnud? Või? Üks vastus tuli, see oli, ma võin nüüd eksida, oma blogis, mul on blogi ka tavakodanikust naisterahvas.ee on blogi, kus praegu on ainult 3 artiklit, sest ma ei jõua lihtsalt korraga rohkem, aga seal on selle kohta artikkel, seal lõpus on välja toodud esiteks kuupäevaliselt, kuhu ma saatsin ja kuidas. Ja vist oli Päevaleht, kes vastas. Ja üks asi oli see, et mul olid omad tingimused, et ma ütlesin, et ma tahan, et nädal aega oleks see tasuta kättesaadav, sest ma annan teile ju tasuta toote. Ja selle peale pärast üks ajakirjanik kirjutas mulle kanali meilile, et tead, see on sul mingi utoopiline unistus, et sa arvad, et ajakirjandus tahab nädal aega tasuta, et esimene nädal on põhimüügiaeg, nad ei pane seda tasuta. Mõtlesin, aga mis kuradi mõttes ma annan tasuta toote ja siis nad lihtsalt müüvad seda. Et nii on ka minu jaoks mõttetu. Aga nii ta läks ja Päevaleht lõpuks ütles ka seda, et Postimees peaks sellega tegelema, sest nemad seda kajastasid. Ja siis ma saasin uuesti Postimehele, mingi teisele meiliaadressile ja nad ei kajasta ja lõpuks mul tekib tunne, et mis kuradi mõttes te olete avalikkusele rääkinud loo sellest tüübist, tuginedes Kuu-uurijale, kes ei teinud oma tööd õigesti ja ma saatsin Katri Lustile ka e-kirja. Ja ma ütlesin, et tee ise vigade parandus, saadan talle Kaitseväe selle kõik materjalid, mis on vaja, ma saadan sulle, palun tee vigade parandus 0 vastust. Ja võt siis ma sain juba natuke kurjaks selles osas meedia peale, et nagu ma saan aru, et ajakirjanikud osad kirjutavad mulle ka, et keegi ei taha torkida see Katrin Lust ja kedagi ei huvita ja nii edasi. Aga mis mõttes ei huvita? Inimesed annetasid raha. Ja tüüp on petis ja valetaja. Ja siis hakkas kurb. Jah, kuidas mul oli kohe enne mingi 10 minutit tagasi hakkasin mõtlema, et kui sul tuleks pakkumine nagu mingi meediast on ja, et kas sa tahad tulla nüüd meile me anname sulle mingi ameti, sa hakkadki nagu tee, mis sa teed, aga nagu et tee lihtsalt meie väljaandele, aga samas nagu kui ma ei kujuta ette, näiteks kui olekski Postimehes, mingi ime läbi, sa oled seal Postimehes ja siis nagu Kanal 2 on ka vist Postimees grupi all, vähemalt kui ma käisin õhtusaates mingi aeg, siis oli Postimehe majas, seal see stuudio kõik koos, ma mõtlengi, et äkki võib-olla tõesti ei taheta võib-olla nii palju üldse tähelepanu pöörata, et kui teleajakirjanik teeb vigu või see on muidugi päris kohutav idee, kui keegi ei viitsi lihtsalt tegeleda sellega, keegi ei viitsi vigade parandust teha, eriti kui see tuleb äkki mõne väljaande enda majast on ja et liigume lihtsalt edasi ja mis nagu minust tähendab seda, et neid tegelikult ei huvita see teema. See on lihtsalt nagu selle nädala mingi skandaal, järgmine nädal on mingi uus asi, vana unustatakse varsti ära, aga nagu vaatajad saime teleka, et ja sellepärast mulle just need isealgatuslikud ajakirjanduslikud ettevõtmised nii väga meeldivadki, sest mul on tunne, et ma ei tea,
veel kuidagi vähe seda uurivat ajakirjandust või siis öeldakse, et ju inimestel süvenemisvõime on nagu väike, aga ma ei oleks nii kindel. Kas enda kanali statistikast näed ka, et kui kaua keskmiselt vaadatakse mingeid videosid, kui kaua inimeste huvi püsib, siis ma ei tea, ütleme, et on mingi pooletunnine video, et sõltub vist teemast teemasse, aga ma kujutan ette, et ikka tahetakse vaadata ja vaadatakse ju. Ma ei oska sellele küsimusele niimoodi vastata selles mõttes jah, et ma saaks sulle iga video kohta põhimõtteliselt öelda, et kus see nii-öelda see haripunkt oli, et kus enamus nagu, kuhuni nad vaatasid, kus nad loobusid ja selle kohta on ju YouTube täis lõpmatusni, täis omaette nišš, et kuidas teha YouTube'i videosid. Ja siis ma olen neid vaadanud omal ajal nagu palju seal öeldakse, et kuidas sa pead ikkagi algusest niimoodi kaasa haaravalt, et muidu kohe loobutakse esimese, ma ei tea, minuti jooksul või nii, et aga see sõltub väga teemast ja need on asjad, millele ma üritan mitte liialt mõelda, sellepärast, et siis ma mõtlen üle ja siis ma lõpuks ei teegi midagi, sest see tundub võimatu teha midagi, mis oleks nagu nii hea, et kõik muidku vaataksin maksimaalselt, et see nagu ma üritan mitte üle mõelda neid asju. Ja ma arvan, et see on väga oluline nagu enda publiku kujundamise seisukohas ka, et sa ei saa nagu mõelda, et mis nagu kõigile meele järgi oleks, siis see tuleb suhteliselt identiteeditu ollus, ma arvan, et kõige parem. Ja üldse, ma ei tea, ma olen kindel, et see kehtib ka teistele vaatajatele, kes iganes jälgivad mingisuguseid teatud sisuloojaid, et väga oluline on nagu selle inimese iseloom, see, kuidas ta on nagu tema ise, et sa näed esiteks, et see inimene on ehe ja siis sa tõmbad nagu õigeid vaatajaid, need, kes ei ole lihtsalt aja veetmiseks, lihtsalt scrollivad ringi, vaid need, kes saavadki sinu nii-öelda fännibaasi võib-olla süükseks tuumikuks. Ja see on asi, see on nagu autentsuse küsimus minu arust. Paljud väga tahavad seda saada, nad ei suuda seda saada, kuna nad üritavad võib-olla nagu pigem raha nimel seda kõike korraldada, aga sinust jääb väga nagu autentne mulje, et ma ei teagi, kas sa oled nõus suure raha eest seal kanalis mingi kompromissega tegema kellegagi, kuidagi enda standardid mingis mõttes alla laskma, et kui tuleb pakkumine koostööle näiteks ja sa mõtled, ei ole nagu minu teema, aga nagu see summa on päris hea, et libistame siit radari alt seekord läbi, et või sa ei ole nagu nõus praegu enda sisuga üldse kompromisse tegema, et kõik on sinu visioon ja nii on. Sõltub, sest seda küsimust annab ju mitmeti tõlgendada või mitmeti nagu läheneda sellele. Üks küsimus on see, et võib-olla mõni teema on mul igav. Et võib-olla mõni teema mind lihtsalt ei kõneta või see nõuab nii palju eeltööd. Mõne teemaga ongi see, et see nõuaks nii palju eeltööd. Mulle inimesed näiteks kirjutavad palju, et miks sa tuulikutest ei räägi? Ja tuulikud ei ole see, millega mul esimesena läheks nagu juura tuluke, eks ole. See ei ole mingi, et siin on see juura teema. See eeldaks nii palju eeltööd, et endale selgeks teha kogu see mass teavet, mida ma peaks nagu teadma, et sellest üldse adekvaatselt rääkida. Ja kui keegi tahaks öelda, et mitte mingeid sisulisi tingimusi, ma tahan lihtsalt, et sa kajastaks seda teemat ja et sa teeksid näiteks vähemalt 30 minutit, 40 minutit video, et sa puudutaksid neid 3 punkti, vahet ei ole, mis su tulem on. Põhimõtteliselt nagu erapooletu õigusanalüüs selles mõttes, et minu analüüsi tulem mitte kunagi ei saa olla kompromiteeritud tellija poolt. Nagu tellija, see ei ole see, et kes maksab see muusika selles mõttes, et mis see minu arvamus või hinnangul korral on. See on asi, milles ei ole mitte ühtegi järeleandmist, mitte kunagi. Aga teemavalik kui selline, et võib-olla mõni teema võib-olla on mulle igav nagu minusid tekita kohe seda särtsu või teine variant on see, et reaalsus on see, et reklaamirahadega ehk sellest vaatamiste arvust eestikeelses YouTube'is võib-olla elab ära, ma ei tea, see Vaakin või mõni, kes veel on seal tipus, eks ole, eestikeelse sisuga. Minu kanal ei saa kunagi olema nii suur, et ma nendest numbritest ära elaksin, ehk minu põhiline sissetuleku allikas kanali mõttes on tasulised liikmesused. Mis tähendab, et need teemad tihti tulevad ka sealt nii-öelda siseringist või selles mõttes, et ma küsin neilt, aeg-ajalt teen küsitlusi, et mis teemasid pigem või enne ja ma lähtun sellest ja kui ma teen neid avalikke videosid, mis on nagu YouTube'is kõigile, siis see peab mind huvitama, sest rahaliselt see ei tasu ennast niikuinii ära. Selles mõttes, et kui siis keegi mõne teema osas tahaks lihtsalt kajastamist ja maksaks kinni selle aja, mida võtab selle töö tegemine, võin vabalt teha teema, mis muidu, ma tean, vaatamisi ei tooks ja nagu ei õigustaks ennast ära, kui see on lihtsalt sellepärast, et ta tahab, et tuleks ja ta on valmis riskima, et võib-olla talle ei meeldi, mis mu tulem on. Võib-olla ma jõuan järelduseni, mis on risti vastupidi nagu tema ootustele. Ja kes see tahab sellise asjast maksta, mitte keegi ei taha. Su viimane video, ma just jõudsin Tallinna poole liikudes selle ära vaadata, oli Pohlaku ja Jalgpalliliidu teemadel, et näiteks
kaua see video sul võtab nagu kõik ettevalmistus, ma ei tea, kõik energiaaeg, mis sa sinna alla paned, palju näiteks see võis aega võtta nagu mahuliselt siis need videod? Okei, mõtlen ära, et kes ei ole vaadanud, see on 20 minutit. Eks ole, see on lühike video, mõtled, mis see siis ära ei ole. Ja sisu poolest oli see, et ma sain teema alguspunkti põhimõtteliselt suvaliselt, et ma lugesin ühte uudisnupukest, kus Ragnar Klavan kurtis, et tema juhatuse liikmena ei saanud dokumente kätte, sest Pohlak ütles ei saa. Siis ma mainisin seda ühes YouTube'i otseülekandes ja otseülekanded on selles mõttes lihtsad, et ma võin istuda seal 2-3 tundi ja lihtsalt rääkida natuke ja inimesed kirjutavad ja vahetame mõtteid ja ma saan sealt sisendit ja keegi kirjutas kommentaaridesse, et mida sa arvad sellest teisest Jalgpalliliidu põhikirjapunktist või mingist punktist. Ja siis ma hakkasin seda vaatama ja siis keegi tuttav Tartu aegadest kirjutab mulle, sest ta nägi seda Pohlaku pilti minu otseülekande selle pöidla pildi peal, kirjutab ühe teise probleemi seoses Jalgpalliliiduga ja erinevad asjad tulevad kokku ja see juura osa seal ei ole hetkel veel nii keeruline, sest ma ei läinud nii süvitsi, seal on väga lihtne asi, et kui sa oled juhatuse liige, sulle tuleb võimaldada ligipääs dokumentidele, väga lihtne asi, mida öelda, eks ole. Ja mis iganes paar punkti seal veel oli, et seal sisuline ettevalmistus võib-olla selline, et loen mingit seaduse teksti, kohtulahendit, võib-olla mingi paar tundi. Filmin umbes mingi tunni, mõtled küll, et 20 minutit videot, et mis on filmid seal tundi, aga esiteks iga kord pane kodus püsti kõik need asjad, eks ole, mul ei ole mingit stuudionurka ega midagi kahjuks võiks olla, aga ei ole. Teed pause, vahepeal läheb sassi ja nii edasi ja kõige pikem osa on see kokkulõikamine. See on nagu võtab, ma lihtsalt mõtlen, võib-olla tõenäoliselt ongi asi selles, et ma olen vana ja aeglane, mida iganes, aga ta võtab aega, et ma kuulan iga video vähemalt 3 korda läbi ja kui seal toorest materjali võib-olla 35 minutit, 2 korda erinevatest tarkvaradest, see on mingisugune 2 tundi pluss 2 tundi ja siis ma panen ju lõike juurde, eks ole, kui ma viimasel töötlusel vaatan, et siin peaks seda veel täpsustama, tooda täpsustama, siis salvestan eraldi heli ja võib-olla mingid allikad, et mingi pilt paragraafist ja selgitan juurde. Ma ei tea, kuhu me jõudsime ajaliselt, 2 täis tööpäeva vähemalt. Ja mis see tulem on, rahalises mõttes toob selline video võib-olla 50-60 eurot sisse, kui sedagi. Ta on tegelikult nii lühike, mul ammu nii lühikest teinud, et kas ta toob 50-60 eurot, et siis see nagu rahaliselt ei tasu need asjad ennast nii kuni ära. Et ta peab olema midagi, mis kõnetab neid inimesi ka, kes on seal tasuliste liikmete hulgas. Aga õnneks seal on ka palju inimesi, kes ütlevad, et tee seda, mis sind huvitab, et sealt ei ole, seni ei ole tulnud survet otseselt, et tee nüüd midagi hästi teistmoodi. Üks video, mis siin põhjustas hiljaaegu sinu kanalil mingisugust sükest rohkem ma ei oska öelda, tormi või mis iganes, oli see Varro Vooglaiu see Rahvusringhäälingu teemaline postitus ja ma ei tea, kas Varro kuidagi või Varro seinal siin ka mainiti või ta ise on ju tõenäoliselt teadlik sellest videost, ma eeldan. Ma ei tea. Igatahes Varro pooldajad olid ka seal, kuidagi võtsid sõna justkui kommentaarides igal pool ja kus seda videot jagati, ma nägin, et kas oli siis esimene nagu siuke negatiivne kokkupuude. Ütleme niimoodi, et kui sa teed mingi video ära, see on see ei olnud ründav video, see oli lihtsalt analüüsiv video ja aga tundus, et väga said selga nagu nii-öelda sükseid konservatiivseid tegelasi või sükseid, ma isegi ütleks nagu pahatahtlikke, kui ma mingi kommentaare lugesin, siis mõtlesin, mida ta nagu absurdne reaktsioon. Et ma ei ütleks, et see ERR-i teema nagu valus teema ühiskonnal, et inimesed peaksid nagu nii kuidagi äärmuslikult või nõmedalt vahel reageerima, aga ma seda reageeringut nagu nägin ja ma mõtlesin, et kuidas see nagu sind mõjutab, sest ma ei usu, et Roosaare teema kajastamisel näiteks inimestel emotsioonid oleksid nagu väga mingi ühes või teises äärmuses on ja et aga mingil hetkel ju vahel satub siuke teema ette ja vaatan, et Varro Vooglaid on siukene vastuoluline isiksus, võib-olla avaliku elu tegelane. Tal on väga palju inimesi, kes nagu pooldavad tema maailmavaadet ja on inimesed, kes absoluutselt ei poolda ja muidugi ma eeldan, et sa ka eeldad, me kõik eeldame, kuni me ei tea, et võib tulla nagu erinevaid särtsakaid reaktsioone, et kas selle Vooglaiu teemaga oli ka siis sul niimoodi, et mis toimub või sa olid nagu valmis selleks, et mõni inimene võib ka olla nagu kirglikum oma kommentaarides sulle vastates? Kas ma olin päris valmis selleks, mis tuli? Ei, päris ei olnud, aga
mitte, et ma ei olnud üldse valmis, sest tegelikult üks esimesi videosid, kus tuli päris rõvedaid kommentaare, oli video, kus ma rääkisin sildarude teemast ja ütlesin väga lihtsalt välja seda, et alaealine laps ei pea oma pere ülal pidama, alaealise lapse teenitu ei lähe ühisesse kassasse, selleks on omad reeglid olemas, et kuidas lahendada olukorda, kus vanem tahab oma alaealise lapse treener või mis on manager või mis iganes olla, eks ole. Väga lihtne sõnum, minu arust ka nagu mitte midagi vastuolulist, aga seal tuli sellist soppa, üks inimene kirjutas mulle mõne asja püüab, eks ole, YouTube'i filter kinni ja YouTube'i filter püüab kinni kommentaari, sa oled lits. Video peale, kus ma ütlen, et alaealine laps ei teeni oma perele sissetulekut, et siis ma mõtlesin juba, okei, inimesed on natuke imelikud, las ta olla. Ja enne Varro videot tuli ju abordiõiguste teemaline video ja sellega ma juba teadsin, et sealt tuleb jama ja tead, mis mind kõige rohkem tagantjärele üllatus, millest mina ei olnud teadlik. Üks asi on see, et inimesed ei taha mõista. Kuidagi suhtutakse niimoodi, et naised põhimõtteliselt, ma ei tea, siin hobi korras käivad aborti tegemas, et nii kergesti ihihi ahaha. Ja see on juba esiteks, mida kuradit, milline täiskasvanud inimene saab nii mõelda. Ja mõni inimene kirjutab mulle, et mul on 7-aastane tütar ja mul hakkab süda läheb pahaks, kui ma mõtlen, et ta kasvab ühiskonnas, kus abort on popp ja mõtlen, et inimene, kas sul kus su viimane ajurakk surma sai, sest kuidas sa saad arvata, et keegi üritab väita, et abort on popp? Absoluutselt mitte, selles pole point. Point on selles, et see on vahel vältimatu ja point on selles, et me ei taha kellelegi tahtevastast rasedust, et kuidas sa saad tõlgendada nii vääralt kõike seda. Ja siis keegi kirjutab mingi sellise kommentaari, et 9-nädalane beebi rebitakse tükkideks ja midagi hirmsat veel ja kirjeldas niimoodi aborti ja mõtlesin, kus sa sellist teksti võtad? Ja kus ta selle teksti võttis? Veebilehelt abort.ee. Kes on selle veebilehe taga? Üks sihtasutus. Kes on selle sihtasutuse taga? Aga loomulikult Varro Vooglaid. Ehk kui ma hakkasin abordi videost juba algas see arusaamine, et püha müristus, meil käib siin Eestis mingisugune reaalne nagu infosõda ja siis kanali sõbrad hakkasid ütlema, et neid lehti on veel, midagi on vaktsineerimisega seoses, eks ole. Ja see abordileht, see näeb jumala selline legit, mis on eesti keeles vaste, nagu tõsiselt võetav, nagu päris leht välja, aga kui sa hakkad lugema seal ridade vahel, siis kuidas nad kirjeldavad, et 9-nädalane beebi, esiteks nad nimetavad 9-nädalast rakkude kooslust beebiks, et see rebitakse tükkideks. Inimestele sisendatakse sellist hirmu ja ERR-i teema oli kusjuures jumala sama, sest ma arvan, et inimesed nagu sina ja mina ja enamus inimesed, kellega mina päris elus suhtlen, elu sees ei viitsi vaadata, kuidas Varro Vooglaid ja siis see teine tüüp seal Objektiivi YouTube'is tund aega jahuvad midagi. Aga kuna ma sattusin Märt Koigi YouTube'is nägema klippe sellest ja mul tekkis selline, ma ütleksin, haiglane huvi, et mida nad seal veel räägivad, ma kuulasin selle tund aega ära ja mida Varro ütleb inimestele, kes seda niimoodi andunult jälgivad. Ta ütleb, et inimesed, Eesti riik propageerib satanismi. Kõigepealt oli see, et Eesti Draamateater propageerib satanismi ja Eesti riik propageerib satanismi ja siin on demoonilisus ja mis ta lõpuks ütles, et Eesti riik on vaenulik jõud, kui ta niimoodi oma inimestele teeb. Ja mõtlen, mida? Satanism, demoonilisus ja siis ta näitab veel mingit pilti etendusest, mida üldse nagu ERR-i ekraanil ei näidatud, eks ole, või ETV ekraanil selles konkreetses saates, seal kultuurisaates. Ja juhuslikult siis keegi kanalisõber paneb veel lingi järgmisele vestlusele, kus ta räägib tuulikutest, kas selle Epleriga või kellega ta rääkis ja mida ta näeb tuulikute teemal? Demoonilisuse alget. Muidugi demooniline ei ole, et see deemonlik on vist eesti keeles õige sõna. Ja mõtlen, et see on ju puhas hirmu sisendamine inimestele. Ta on inimesed, ma ei saa tema jälgijate nimel rääkida, aga nagu see, kuidas ta seal kõneleb, kuidas ta kirjeldas seda ETV saate sisu, beebisid loobitakse, koljuluud murduvad, lataki, satanism, see on minu jaoks on see koomiline. Kuidas see on võimalik täiskasvanud inimesed niimoodi räägivad sellisest teatrietendusest, et nagu olekski nagu täielik mingi satanismi propageerimine, ma ei tea, mis toimub Eesti riigis ja mõned lähevad sellega kaasa. Ja see, mis seal kommentaariumis toimus, pühamüristus, ma esitasin politseile avalduse ühe kommentaari osas. Miks? Sest see inimene kirjutas nii retsi teksti ja ma ei tea, sa oled ilmselgelt näinud, eks ole, seda ETV saatelikku, see oli see Marta 8 ja mis seal oli, mida mina ei teadnud, kui ma oma videot tegin, et see inimene, kellel oli peenise müts peas, oli hoopis naine, mis muudab selle natuke naljakamaks, sest ma arvan, et Varro vist seda ka ei teadnud, sest ta ütles, et mees, kes kehastab ema, mõnitab emadust, aga ta ei adresseerinud seda, et keda mõnitab naine, kes kannab peenise mütsi. Igatahes naine, kes kannab peenise mütsi ekraanil, mõne jaoks võrdus sellega, et võõras mees liputaks lastele, mõne peas. Ja üks selline kodanik, pereisa Tartust, pereisa, kellel on endal lapsed, tuli minu kommentaaridesse, kirjutas väga pika, väga rõvedat teksti ja sinna lõppu kirjutas
ja ma nüüd ei tsiteeri, aga umbes nii, et kui vana sul see tatt on, kuidas oleks, kui ma tutvustaks talle enda, ma ei tea, võmpa või mida iganes sõna ta kasutas. Ja vot siis mul läks silme ees mustaks. Mõtlesin, täitsa pekkis. Need inimesed on väidetavalt mures pereväärtuste pärast, väidetavalt mures emaduse pärast ja ta kirjutab sellise teksti YouTube'i avalikult, kus on ka lapsed, kui ei tohiks oleks ole, ärge laske oma lapsi YouTube'i, aga sellised inimesed ja siis ma esitasin avalduse politseile, ütlesin, et ta konkreetselt ähvardab mu last. Ma ei lootnud, et politsei menetluse algatab, ma lootsin, et politsei võtab taga ühendust ja jumal tänatud, politsei võttis taga ühendust. Helistas talle ja kui me saime mõlemad teate, et menetlust ei algatata või alustata, siis seal on meie mõlema nimed ja isikukoodid, ehk mina tean, kes ta on. Ja kui ma tahan tema vastu tsiviilkohtusse minna, ma saan seda teha ja politseiga oma siis selles teates, et me ei alusta menetlust, selgitab, et see on nagu tsiviilkohtu asi põhimõtteliselt. Et nüüd mul on see võimalus, kas ma seda teen, ma veel ei tea, aga samal päeval, kui see teada meile mõlemale tuli, siis see tüüp tuli uuesti kommentaaridesse ja hakkas lahmima ja väitma, et just kui minu doktoritöö on plagieeritud, mis on naeruväärne, sellepärast, et mu doktoritöö põhineb 5 publikatsioonil rahvusvaheliselt tunnustatud väljaannetes ja mis on ka nagu, mis see eestikeelne sõna on, blind peer review, pimes siis retsenseeritud ehk. Huvi pärast, kas sa tead, mis ametil tema ise töötab siis? Pole oluline, ma ei hakka seda pisendama, see pole oluline, minu jaoks on oluline see, et ta on isa. Ta on isa ja tema Facebookis oli ta enda laste pildid ja ma mõtlesin, täitsa lõpp. Ta nagu ei häpene ka seda, et kuidas sa käitud, kas see on eeskuju lastele või nagu mis assi see on ja need inimesed on siis väidetavalt mures, et ERR kuidagi ma ei tea, mida propageerib satanismi, ise propageerivad sellist rõlgust, sellist rõvedust, eks ole, et see silmakirjalikkus on see, mis mind tohutult närvi ajab. Et kui sa oled nii korralik ja nii hea inimene, sa oled nii mures selle saatelõigu pärast seal ETV ekraanis ja siis sa tuled ja ronid ja kirjutad sellist teksti ja ta ei olnud ainus, aga tema ületas teatud piiri. Jah, nagu see on, ma vahel juhtun TikTokis ka tegema live streame ja see on koht, kus on nagu väga palju nii-öelda, ma ei taha isegi nagu, see ei ole isegi nagu parteiga otseselt seotud see maailmavaade, mis neil on ja ma olen üritanud nagu küsida neid nagu, mis maailmavaade või nagu, mis on mingi 3 põhipunkti või mingid alusteesid või mida te usute üldse või nagu ja nad ei oska nagu öelda, et me lihtsalt tahame, et nagu ebanormaalsus kaoks või midagi nagu ebamäärased metafüüsilised terminid, mis ei ole nagu poliitikaga seoses üldse ja nad ei ole võib-olla pigem religiooni valdkonda, sest seal ei ole nagu faktid niivõrd olulised minu arust, kui nende emotsioonid on ja nad on kuidagi koondatud mingisuguste jutupunktide hirmutamisega teatud vaimuseisundisse, kus minu arust on väga raske neid inimesi välja saada, sest kui sa oled viidud sellise tasemeni, kus sa usud, et mis need põhilised on, et eliit ohverdab lapsi kuskil, me peame kaitsma neid lapsi, isegi kui tõendeid ei ole, on ja tõendite puudumine viitab sellele vandenõu täiuslikkusele, et see on nii kõrgel tasemel, et mis siis, et tõendeid ei ole, aga nagu tõendite puudus tõendabki omal haigel viisil nende jaoks, nii et ma võiks öelda küll, et minu arust on küll siin nagu pikaaegne süke infop on läbi viidamas siin ka Eesti pinnal, et kõik need jutupunktid näiteks, mis sealt tulevad mõnelt kiilakalt mehelt, et seda on ka väga palju näiteks Ameerikas evangeelsete nende preacherite juttudes, kes nagu minu arust absoluutselt Kristuse sõnumi vastandina käituvad, nad on täielikult jah, mitte kristlikud, nad on seda kuidagi suutnud Eestisse ka importida, et ma vaatan isegi need, kes on näiteks moraalse, kõlbelise, eetilise käitumise poolt näiliselt, et nende jutupunktid on ju kõik toodud suuresti USA-st, igasugustest erinevatest moraalse paanika perioodidest ja 80-ndate lõpus või 80-ndatel oli see Satanic Panic oli ka USA-s on ja seal oli veel seotud psühholoogid, psühhiaatrid, kes läksid ka sellega kaasa ala, et kui olid mingid traumaatilised mälestused lapsel, siis need psühholoogid muudkui uurisid ja siis tuli välja mingi narratiiv, et on olemas tohutu satanistide võrgustik, mingi underground ja siis ohverdatakse lapsi ja tuli välja, et tegelikult ei olnud niimoodi, aga see psühholoog lihtsalt see on pikem lugu, aga see lükati ümber, aga nagu aeg-ajalt on näha, et need moraalsed paanika
mingid epideemiad kuidagi tulevad tsüklitena uuesti nagu tagasi, alati nad kasutavad lapsi nagu inimkilpidena, et ise olla nagu kontrollivad, ahistavad, mõnitavad, aga siis et mingi jokksüsteemiga, et et me ikkagi teeme seda kõike laste heaks, vaata ja niimoodi, aga nagu see on nii läbinähtav ja see on nagu kuidagi nii ebainimlik, et kui sa isegi näed nagu seda inimest, kes niimoodi tõesti arvab, ta kommenteerib, sa kuidagi juba tunned ära, sa tead tema mingi, see võib olla eelarvamus, aga tihti see on nagu nii palju nagu järjest nagu tagantjärgi tõestanud ennast, et sa juba tead, et see inimene nagu nagu üks uurimus ütles, et ei ole niimoodi, et inimene, kes usub nagu ufode olemasolusse, et ei usu kummitustesse, et pigem on see, et kui inimene usub juba ufosid, siis ta võib öelda, et väga suur võimalus, et kummitused on olemas, Loch Nessi koletis, kõik need asjad on, nad ei ole eraldiseisvad fenomenid, et nad on nagu ühes suures sükses kriitilise mõtlemise errori paketis tulevad. Ja see kriitilise mõtlemise errori pakett oli mulle mõnes mõttes üllatus ka seoses selle Varro Vooglaiu ja ERR-i teemaga, sellepärast, et ma tegin ju rahvaalgatuse. Ma tegin rahvaalgatuse, et mille eesmärk on, et Riigikogu kultuurikomisjon teeks ettepaneku Riigikogule, et kutsume selle Vooglaiu sealt nõukogust tagasi. See oli selle eesmärk. Ja minu põhjused olid lihtsad. Esiteks, et sul on nõukogus liige, kes nagu seda asutust konkreetselt nagu niimoodi mustab, et vähe pole seal tunniajases objektiivi vestluses ja veel mitmes videos enne pärast seda korduvalt väidab, et kogu aeg rikutakse seadust ja kelle arvamusele ta tugineb ainult iseenda. Ja siis see teine asi, et ta nimetas Eesti riiki vaenulikuks jõuks, eks ole, et sa näed, et seal on ikka midagi väga valesti ja selle peale, kus see algatus läheb Facebooki grupis nimega Nursipalu kaitseks. Keegi vend postitab ja ütleb, et minu rahvaalgatus on ebademokraatlik. Kas sa kujutad ette, kui ebaloogiline peab ühe inimese mõttemaailm olla, et nimetada tavalise kodaniku rahvaalgatust mõjuka poliitiku vastu ebademokraatlikuks rahvaalgatust? See on ju, ma ei tea, see on irooniline, paradoksaalne, naljakas, absurdne, mis iganes sõna siin nagu sobilik on. Jah, aga nad peavad kuidagi jätma endast alati nagu moraalselt kõrgemat muljet, et see ongi see nagu absurdsuse ja see nagu mingis mõttes ka nagu näitab, et sükest võib-olla enesetaju neil ei ole või nad on nagu nad on nii selles maailmas sees, et minu arust see meenutab nagu sükest ususekti mõtlemist, et väga raske on nagu kuidagi inimest sealt tagasi tuua või sellepärast, et aga mõned neist kardavad päriselt. Nagu kui ma mõni ütleb, et mõnitsin, tegin nalja selle satanismi hirmu üle. Ja siis vanakooli inimesed tihti teevad neid YouTube'i kontosid ka oma nimedega, eks ole, vaatad, et mingi sinne vanem naisterahvas kirjutab jumal pika kommentaari, jumal mures, et saad aru, aga päriselt satanism on olemas. Ja siis paneb mulle allikaks vana filmi Eyes Wide Shut. Ma vastan talle lihtsalt okei, Maia. Nagu, sa näed, et ta ei ole paha inimene, ta on päriselt, ta nii kardab. Nagu keegi on ta nii kartma pannud ja samamoodi selle rahvaalgatusega seoses. Seal samas Nursipalu kaitseks grupis keegi tõmbas üles vale väite minu kohta, et mina olen riigiametnik, et mina töötan Arenguseire keskuses ja siis mingi Jüri oma nimega läks sinna rahvaalgatuse veebi ja konkreetselt esitas väite, et selle algatuse autor on riigiametnik, ta teeb seda maksumaksja raha eest, bla, ja paneb lingi, mis ei näita, et ma kuskil töötaks riigiametis ja kirjutan siis sellele Jürile viisakalt, et Jüri, et teeme nii, et võtad selle maha, eks ole, et ma ei hakka siin inimeste raha raiskama, et minna su vastu kohtusse, et võta palun maha. Inimene vastab nii nunnult mulle, e-kirja teel niimoodi nunnult, lõpuks lõpetame sellega, et saadab mulle pildi lilledest, et ilusat päeva sulle. Rahvaalgatus ja kommentaarides lihtsalt vaidleb edasi, paugub edasi, et kuidas ikkagi tema ei pidanud aru saama sellest lingist ja kuidas ikkagi võib selline mulje jätta või jääda. Ja siis lõpuks veel, et kuidas ikkagi okei, sa ei tööta riigi heaks, aga see on ikka vale, et sa selle rahvaalgatuse tegid. Et ta ei ole nagu paha inimene, üks ühele, eks ole, on viisakas, aga kuidagi see interneti keskkond tekitab inimestes, ma arvan, ka sellise karistamatuse tunde. Nad lihtsalt lahmivad. Jah, sellepärast, et ta postitab seda oma toas ja nagu, et mina võin oma kodus öelda, mis ma tahan, aga ma ütlesin seda ka terve maailma ees, nii et see on jälle, see meenutab natukene, ma ei taha seda TikToki tuua, aga vahel, kui sa vaatad, inimesed teevad live-streame, kus on nagu igaüks saab liituda, mis iganes kommenteerida, siis vahel unustatakse ära, et sa ei ole nagu, sa oled avalikus ruumis ju, või läheb ju ma arvan, et kui YouTube'is teha live-streami või kus iganes nagu avalikus ruumis, kus igaüks saab nagu liituda või vaadata, kas see läheb seaduslikult avaliku ruumi alla, siis ikkagi vist ju. Mis kontekstis? Selles suhtes, et see on avalikustamine, väidete avalikustamine, et sa saad nagu minna nõudega. Aga näiteks ütleme niimoodi, et kas sa mõtled mingi avaliku korraga seoses või? Ei, ütleme niimoodi, et sa teed striimi on ja
ja seal on mingisugune lõik, mis pakub meedial huvi ja näiteks meedia nagu, kas ta siis võib võtta ilma sinult küsimata sealt lõigu, kuna see oli nii-öelda avalikus ruumis ülekanne või ta peab ikkagi sinult avaliku striimi tegijalt küsima nagu luba? See pole avaliku ruumiga seotud, see on autoriõiguste seadus ja seal on üks punkt, mis lubab ilma nõusolekuta kasutada, mis on ka see, mille abil mina näiteks viitan või refereerin, tsiteerin ka artikleid, mille alusel mina kuurja lõike kasutasin ja seal on mingid tingimused, et see võib olla motiveeritud mahus ja selleks, et vastanduda. Niisama nii-öelda lõbusaid selliseid reageerimise videosid, et vaatame koos ja naerame, et seda ei saa teha. Aga kui sa tahad vastanduda sisuga, mida ma kuurja puhul tegin, et siis saab. Et see on see autoriõiguste küsimus. Kas see on midagi sellist, et sa pakud mingisugust mingi kriitikat ja see läheb mingi väärtuse nagu pakkumise alla, see ei lähe nagu meelelahutuse alla, et nagu ma teen lihtsalt reaction videoid, me kõik lihtsalt paneme tasuta mingi kuurija üles ja siis mingi naerame blablabla, aga kui nagu teha näiteks mingi meediakriitikat, siis see läheb nagu mingi kasuliku väärtuse tootmise alla, et see on nagu õigustatud. Samamoodi nagu mingi paroodia või satiir ei ole nagu mõnitamine, solvamine, et paroodia ja satiiril on komad ju kaitse need sõnaõiguse kaitsed peal. No need on kaks täitsa eri asja, eks ole, paroodia ja satiir lähevad sinna valdkonda, et kas me räägime siin faktiväidetest, eks ole, näiteks Märt Koik versus Varro Vooglaid või vastupidi, eks ole, et kes meist kõige rohkem gei seksi peale mõtleb, et see on nagu küsimus, et kas me võtame seda faktiväite pähe või on see ilmselgelt nali. Aga see esimene pool puudutas siis jah seda autoriõigusi, et põhimõtteliselt kui mina loon oma video, siis minul on kõik õigused ja keegi teine ei või seda ilma minu nõusolekuta kasutada, välja arvatud kui ta soovib vastanduda ja ta tohib siis motiveeritud mahus seda sisu kasutada ja ma eeldan jah, et selle mõte selle taga on see, mis sa kirjeldasid, eks ole, et me näeme väärtust selles avalikus kriitikas ja vastandumises, et see on nagu väärtus omaette, mida kaitsta ja vahel on selleks vaja kasutada teiste allikaid, et näidata, et näe, ta ütles nii ja sa näitad ära, et keegi ei saa nagu sulle öelda, et sa panid tal sõnu suhu, ta ütleski nii ja nüüd mina vastandun, et ma ei ole nõus. Kui sul nüüd see kanal kasvab ja kasvab, et kas sa oled nagu valmis selleks nagu suuremaks tähelepanuks või eriti kui sa teed nagu ütleme mingi teatud kildkonnale natuke kriitilisi analüüse või mis iganes, paljudele ei pruugi meeldida, see tähendab, et sul tuleb ka palju nagu vaatajaid nagu loomulikult teil juurde, aga sul tuleb palju ka nagu veel rohkem ebameeldivaid kommentaare, mingisuguseid tegelinskeid, kes mis iganes seal üritavad oma meelepaha väljendada, et kas sa nagu psühholoogiliselt nagu oled valmis selliseks nagu tähelepanu kasvuks positiivses, negatiivses mõttes, et ma arvan, ma ei tea, palju seda kasvuruumi seal on, mina arvan, et ma arvan, et 10 000 ei ole lagi, 10 000 on realistlik eesmärk, kanali liitu etsis, eks ole, mis veel ei ütle midagi, aga ma arvan, et lagi on seal 15 000 juures kindlasti käes, et ma arvan, et seda ei tule niivõrd palju, et seda nagu kasvu hirmu ma ei näe ja tui, ma kahtlustan, et see Varro ja ERR-i teema nagu oligi see kõige retsim asi kommentaariumi mõttes, mis sai tulla, et selle põhja ma nägin seal ära tandemis siis abordi videoga, et näiteks ma tahan meil Sildarudest teha uue video, mis ei ole üldse nagu aktuaalne praegu, see on lihtsalt sellepärast, et ma vaatasin sügisel seda täistunnisaadet, kus siis näidati Tõnis Sildaru perspektiivi või väideti, et minu arust näidati rohkem Henrit, aga selleks ma tahan sellest teha, sest see on nii oluline teema ja ma tunnen, et ma esimest korda ei teinud seda piisavalt hästi, piisavalt veenvalt just juura poole pealt, sest ma tegin seda veel ajal, kui ma ei teinud seda niimoodi täistuuridel. Et ma tahan seda teha, ma arvan, et seal tuleb ka igast jama veel, aga muus osas ma arvan, et see Varro juhtum andis väga kõva elulise õppetunni, et see on umbes see, mis võibki tulla. Ma loodan, et see veel hullemaks ei lähe, aga kui läheb, siis läheb, ega lõppude lõpuks ega ette näha ei saa. Ma ei tea, mis teema, mis sa arvad, mis teema on see, kus võiks nagu, ütleme, et võtame nüüd Varro isiku kõrvalt, mis teema on see, mis ajaks inimesed nii vihaseks, et tuleks sellist jama kommentaariumisse, et ma... Ei, ma arvan, et kommentaariumisse, kui asi jääb, siis sul on väga kergelt läinud. Sa mõtled nagu mingid isiklikud ähvardused, Isiklikud ähvardus, ma isegi ei taha nagu öelda, mis see on, sest et aga kui nagu lähemalt uurida seda Nursipalu, Tiivikud, kõik see minu arust tuleb nagu ühes suunas kuskilt ilmakaare suunast, kogu see on organiseeritud nagu kohalike osad, kindlasti on ära, mitte osad, vaid nagu suurem osa inimestest võib-olla, kellel on nõrgem vastupanuvõime sellisele infomürale, millega siis inimesed ujutatakse üle ja psühholoogiliselt, see on nagu mingis mõttes nagu tundub mingi marketingfirma nagu tegevus ka, see mõjutustegevus, kuidas inimesi konkreetselt hirmutada, panna siis nagu
riigivastaseid mõtteid mõlgutama, ajada inimene sellise piirini, kus ta ei tööta enam nagu faktide asjade pealt, ta töötab hirmu emotsioonide pealt ja kui hakata seda kogu pilti kokku panema, no ma arvan, et sealt võibki midagi sellist välja joonistuda, mis paljudele üldse ei meeldi, mis viitab, see tulemus võib viidata sellele, et neid on manipuleeritud, nad on lubanud ennast manipuleerida, nad on pandud käituma, nagu nad tavaoludes ei käituks. Aga kas sa arvad, et see oht nagu läheb nendest sammuke kaugemale või sa mõtled, et need inimesed võivad olla motiveeritud käituma veel rõvedamalt kui lihtsalt? Need inimesed, sellepärast, et neid inimesi on nagu kõige parem nendel, kes neid nagu suunavad, et neil endal käed puhtaks jääks, et need inimesed nagu tegutseksid nagu spontaanselt, et anda neile nagu mingid keerata üles kellegi vastu ja kui need inimesed ise teevad midagi, siis mina ei tea midagi, et mina lihtsalt siin mingi grupis või rääkisin, et oma hirmujutte ja kui mõni kodanik siin, ma ei tea, otsustab ette võtta, mina ei ole sellega seotud. Kas sa küsid mult, et kas ma pelgan, et kas tulevikus võib juhtuda see, et keegi päriselt üritab hakata minu isikut ründama nagu väljaspool internetti, kas see on su küsimus? Võib-olla sinnamaale ka, aga lihtsalt, et kui sa nagu saad rohkem tähelepanu, sa teed neid videosid, mis on nagu väga vajalikud videod, aga nendega kaasneb ka mingisugune negatiivne pool, sest kui me näeme nagu igal pool Eesti, mitte lihtsalt meedias, vaid lihtsalt nagu elanikkonna radikaliseerumist, et see tekitab küll nagu mõtteid, et eriti kui siin on väga palju näha nagu ajakirjanike vastu, meedia vastu suunatud kas ähvardusi või sihukest meelestatust, et nad teavad, kus maalt võib-olla mitte otse välja öelda, mida nad mõtlevad, aga nagu kõigil on selge, et eriti kui sa teed nagu kriitilist tööd, on ja et siis võib küll ju olla nagu see, et fännide hulk suureneb, sest väga paljud tahavad seda kuulda ju sellist sisu ja sellist analüüsi, kainet mõtlemist ajal, kus seda ei ole, aga see tähendab ka seda, et ju nagu tõuseb ka nagu nende heiterite arv, et näiteks selle petitsiooniga kindlasti nagu said nende tähelepanu, aga need on siuksed inimesed, kes tavaliselt nagu ei unusta, sest mul tunne, et nende elus ei ole nagu väga palju positiivset ja nad tihti otsivad kedagi, keda süüdistada või rünnata ja need igasugused infoopid ja nursipalud, tiivikud, vaktsiinid, need on andnud neile iga kord mingi platvormi valida keegi välja ja ma märganud, et see on üldiselt naisterahvas, kelle nad välja valivad. Et Kaljulaidile, Kaja Kallasele, Lutsar, kes need on nagu saanud ekstra kõvasti. Kusjuures ma pärast seda Varro videot ja seda kommentaariumi, kõike seda, ma mõtlesin, et püha müristus ja ma vist ütlesin ka kuskil otseülekandes, et ma ei kujuta ette olla Eestis ei Kaja Kallas ega ka Kelly Sildaru, kes Kelly Sildaru ka ja tema sai ka. Millist paska nad kaela saavad, mille eest ja need kommentaarid on ka tihti just see Sildarude video all stiilis, et kui isa ei oleks tüdrukut treeninud, siis ta istuks praegu kodus lakiks küüsi, sest nagu põhimõtteliselt naine on ju, mida sa muud ikka teeks, kui su isa ei oleks nagu siin mingi spordis kuhugi tippu lükanud, et see suhtumine, seda suhtumist on tõesti väga palju ja kurvastavalt palju seda naiste vaenulikkust ja viha, aga ma ausalt öeldes ma üritan mitte keskenduda sellele, see ongi selline naljaks asi, et ega näiteks Kaja Kallas osas ma olen ka ju kritiseerinud teda oma videotes, sest mulle siiralt ei meelinud see, kuidas ta kommunikeeris, siis kui tema see mehe firma skandaal oli päevakajaline teema ja sellega seoses nagu mingid inimesed eeldasid, et ma olen siis nagu mingi reformi vastane lihtsalt sellepärast, et ma kritiseerin ja see on kõige naljakam on see polariseeritus, et kuidas inimesed on nii kinni mingis leeris, et näiteks, et sa kritiseerid Kallast, järelikult sa oled nagu üks meist ja siis järgmises videos ma ütlen teile, et sõbrad, ma olen eluaeg reformi valinud viimati parempoolseid, eks ole, et nagu ma ei ole mingisugune ma ei tea, mis otsa äärmuslane, ma olen lihtsalt nagu tavaline Eesti inimene, kes saaks nagu head Eestit kõigile ja mul on oma visioon sellest, millega ei kaasne ükski radikaalne variant. Et see on naljaks, kus nad eeldavad kohe, et sa oled keegi ja siis, kui sa teed teistsuguse video, siis nad saavad kurjaks ja pärast Varro videod inimesed, kes ise kirjutasid jumala inetuid kommentaare, vaatavad ja kommenteerivad edasi teist teemat. Või kui ma näiteks tegin postitused, näed, ma teen nüüd mingi teisel teemal mingisuguse otseülekande või video, mis iganes, siis mingi vaatan tuttav kasutaja nimi, ütleb, lõpuks ometi mingi uus teema. Ise oli jumala inetu kommentaari kirjutanud nagu eelmise video all, siis okei, et nad vaatavad edasi, et inimesed on imelikud heas ja halvas mõttes. Ja see mõnes mõttes lohutav, et jah, ma olen nõus sinuga, et kindlasti on nende seas neid, kes päriselt võivad piire ületada. Ja kas on midagi karta? Ma usun, et on
mõistlik olla teadlik sellest, et see on reaalne risk, aga mida ma sellega peale hakkan, samamoodi on reaalne risk liikluses osaleda, eks ole, mis see suurim surmade arv on liikluses. Iga kord, kui Tallinna kesklinnas, jumal küll, meil on maja ees Pärnu maanteel, on üks reguleerimata ülekäigurada 2 foori vahel ja iga päev mingi idioot üritab ülekäigurajal mööda sõita teisest autost. Ja me oleme nagu väikse lapsega läheme sealt üle, mul on ausalt iga kord, kui ma kaamera välja võtan, siis nad raiped pidurdavad, eks ole, siis nad näevad ja panin ükskord GoPro külge, aga see ka vilgub punast tuld. Kui kaamerat ei ole, iga kord mõtlen, millal siin tõsine õnnetus juhtub, ehk tulles tagasi asja pointi juurde, siis riske on, eks ole, igal sammul, aga ega ma siis sellepärast nagu elamata jäta. Ei, no seda kindlasti, lihtsalt ma mõtlen, et see on nagu selline ütleme niimoodi, et kui liikluskaos oleks nagu mõne mingi suure mõjuisiku poolt nagu isegi julgustatud või suunatud, et mis siis on, et aga teie peate, mis iganes mingi õigustus, et miks nagu käituda ebainimlikult teiste suhtes ja miks on nagu sul on moraalne õigus nii-öelda demoniseerida teatud kildkondi, vähemusi, mis iganes, et minu arust on see nagu sihilik töö, mida siin Eestis on, globaalses raamis on ka näha, aga nagu see näitabki, et maa tuleb välja ikkagi ümmargune, et kõik jõuab ringiga meile kuidagi tagasi ja me ei jää nagu isoleerituks maailmast toimuvast. Ja siin on nagu suurem probleem, mida mina näen, et see inimeste nagu vaikne meelestuse pööramine ja nagu pinnase ettevalmistamine nagu tuleviku raames, et ma nagu ei tahagi kuulda, mis nagu Ameerikas igapäevaselt nagu toimub enam, sellepärast, et ma nagu saad mitte alateadlikult, aga enam-vähem saad aru, mida nagu plaanitakse, kui sa vaatad maailmas ka ringi ja sa näed seda Eestis ka, et siis tekibki nagu küsimus, et esiteks, et millest me üldse peaksime rääkima nagu meedias, kui ma loen nagu lehti väljaandeid, nagu ma nagu tunnetan, et mina nagu Eesti meediast üldisena või on erandeid ka, aga et ma nagu ei näe, et ma ei tea, kas asi on selles, et need on suurettevõtted ja seal on nagu teatud toon ja kontroll, aga siis mul ongi, et mina nagu ka pigem, kui ma vaatan sinu videosid, siis mul on natukene nagu rohkem usaldus sinu vastu kui mingi Delfi meedias välja tulnud loo vastu, mitte sellepärast, et ma arvan, et meedia on nüüd pahatahtlik ja mis iganes, aga ma tean, et seal on nagu ikkagi teatud toonid, seal tuleb läbi mingisuguse filtri ja sul tuleb ka läbi filtri ikkagi, aga ma ikkagi nagu usaldan mingis mõttes, kui ma vaatan TikToki, YouTube'i, mul on omad inimesed, mingid kas välismaalased peamiselt kes siis nagu võtavad uudiseid kokku, ma ei tea, mõni spetsialiseerub teatud mingi alale seal riigile, mis iganes aga ma neid usaldan ikkagi nagu rohkem kui nüüd nii-öelda seda, ma vihkan seda termini kasutamist, aga mainstream meediat, et mul on siuke tunne, et jah, et meedias võib-olla ei julgeta niimoodi sõna võtta, et sul on YouTube'is ja paljudel on nagu mujal kanalites on nagu palju puhtam lähenemine ajakirjandusele üldse ja inimestega suhtlemisele, et see on nagu mingis mõttes vahetum, Ma ei tea, kas sul on üldse siuke tunne, kui sina inimestega suhtled sa näiteks live streamis nagu kas ma tean, et sind väga palju aidatakse, sulle söödetakse nagu potentsiaalsed infokilde ette, aga kas sa nagu kas nad ise kirjutavad ka sulle, kas nad tahavad sinuga personaalselt nagu suhelda või see jääb alati nii-öelda nagu professionaalseks, et mida see professionaalseks tähendas? et professionaalseks, et see ei ole ametlikult, sa ei pea ju järgima mingit ajakirjanduseetikat tehniliselt ka ju minu arust, et sa mõtled nagu suhtluses allikatega või nagu allikatega või nagu suhtluses üldse, kui palju inimesed sulle nagu kirjutavad nagu, et kas see piirdub sellega, et see teema, mis hetkel oli mingi YouTube'ist üleval või nad tahavad sinuga nagu mingi sõber olla või mingid kummalised, nagu et mingi piir ületatakse teie, et ma teen siin nagu videoid, et me ei ole nagu see, et iga päev vaatate minu asju nagu, sest vahel võib tekkida ju inimestel influenceritega, ma ei mäleta, mis see termin oli, aga parasotsiaalne suhe. Ja, et mingid piirid nagu, kas või heatahtlikult nad ise nagu ei aima, et võib-olla sinust tekitab ebamugavust või nagu mida iganes aga esiteks, kuna ma miljon asja mu peas, ma nagu üritan igast punktist kinni hakata, mis sa oled maininud, tahaks nagu vastuse anda igale punktile, ma pean märkmeid tegema, aga esiteks suur aitäh usalduse eest ja ma arvan, et ma ikkagi üritan, nagu sa ütlesid, kõik minu videod on ka ju läbi mingi filtri, ma olen inimene, mul on mingid subjektiivsed hoiakud ja see, ma üritan selles osas olla läbipaistev, aga alati õnnestu, aga ma olen alati siiralt avatud tagasisidele ja kriitikale, nii kaua kui see tuleb viisakalt, eks, kui keegi hakkab nõmedaks minema, siis ma ei viitsi.
aga inimesed on nii kuradi toredad olnud, see on uskumatu, mina olin hämmingus, näiteks kui ma tegin Roosaare videosid, siis ma ühe video lõpus, kus oli nagu niimoodi, et tegin sellise struktuuri, et 50 minutit tund aega oli selline nagu struktureeritud jutt, punkt, ja lõpus oli vaba möla ja siis ma kurtsin seal, et kurat, mu GoPro kogu aeg kuumeneb üle, kogu aeg kuumeneb üle, hullult tüüt on pikka videot teha ja siis kirjutab mulle üks võrdlemisi tuntud fotograaf või nii tuntud, et mina tean teda ja mina ei tea nii palju fotograafe ja pakub mulle oma vana kaamerat, mis poes on müügil mingi 8 sotiga, et kas ma tahaks, eks ole, videote tegemiseks, et abiks. See on nagu uskumatu, võõras inimene kirjutab võõral inimesele eestlased ka veel, kes ei ole nagu nii väga võib-olla nagu sellised, või mina ei osanud seda oodata. Ma olin mega tänulik, aga lõpuks mu südametunnistus nagu ei lubanud mul seda vastu võtta, mõtlesin, et Eestis on raudselt mingi 100 noori, kes unistaks mingi fotograafiast, eks ole, mingi fotograafia ringis mingi noor, kes tahaks sellist kaamerat ja ma ütlesin talle, et suur aitäh, aga anna see kellelegi, kelle seda päriselt vajan, sest tegelikult ma ei ole näljas, eks ole, et see ei olnud see, et ma kurtsin selle üle, et mu GoPro üle kuumeneb, ei olnud nagu selline kutse või palve, et nagu vajan abi, aga see oli nii uskumatult armas ja neid kirju hakkas tulema. Järgmine inimene kirjutab, pakub mulle oma mingit igasuguseid tehnikaseadmeid, mida ta enam ei kasuta ja ma olin jumala hämmingus. Kõigile aitäh. Ja on neid, kes on, mõni inimene kirjutab mulle võib-olla mingi 3, 4, 5 e-kirja päevas. Siis vahepeal tegin vea, et ma vastasin kõigile suht ruttu. Pikad või on? Ei, see, kes kogu aeg kirjutab lühidalt. Ja siis on olnud see, et ma ei tea, kas on tõsi, see on minu kõhutunne ütleb, et kuna ma ise olen ATH diagnoosi saanud ja ma ei tea, kas see selles kontekstis midagi tähendab, aga ja kas see võib midagi muud olla hoopis iseloomu eripära, aga ma tunnen, et mulle hullult meeldib vahetu suhtlus, nagu väga vahetu, ma ei viitsi mingit viisakus vestlust ja paar inimest, kellega ma olen jäänud kirjutama alates vist Roosaare videotest, mis aeg-ajalt kirjutame nagu täiesti vahetult ja mõni neist on öelnud, et mõni neist on autismispektrumil ja mis iganes see sõna, mis me kasutame, on siis neurovürtsi on seal midagi nüüd läks assi. Mingit neurovürtsi on seal inimeses sees, on see nagu nii-öelda lahke välja, mida me kasutame, et võib-olla tavaline inimene, ma ei tea, mis tähendab tavaline, mitte tavaline, aga midagi seal on, et mingit tüüpi inimestega ja juhtumisi vähemalt üks neist ütles, et tema nagu tunneb vähemalt, et ta veidi spektrumil, mõtlesin, okei, väga hea, siis me saame nagu vahetult, me ei pea nagu ridade vahelt, me lihtsalt nagu vahetult suhtleme. Et see on olnud hästi meeldiv, aga mingil hetkel läks see kõik nagu sai liiga palju, et kuna ma alguses vastasin hästi kiiresti kõigile, ma üritasin, sest ma olin nii tänulik, et inimesed kirjutavad mõtete ja asjadega, eks ole. Ja mingil hetkel ma tundsin, et ma jaksa. Ja siis ma nagu tõmbasin ennast maa peale tagasi, et kuule, sa ei pea igale kirjale üldse vastama, sest tõesti mõni inimene kirjutab 3-4 kirja päevas mulle. Ja siis ma tõmbasin selle hoo täiega maha ja hakkasin rohkem nagu, algus oli tänutunne nii suur, lihtsalt meeletu tänutunne, et inimesed kirjutavad hea tahtega, mis see tõenäosus on, võõras inimene Eestis kirjutab sulle hea tahtega. Ja ma olen ikka veel tänulik, aga ma lihtsalt pean tunnistama, et mul on piirid ja ma ei jaksa kogu aeg vastata kõigele. Kui, ma ei tea, mis peaks meedia nagu teistmoodi tegema, et sa ei tunneks, et sina pead nagu tegema neid videosid, mitte et sa pead tegema, aga näiteks nagu Sildaru video on ja Roosaare videote sari, et midagi on ju meedias, mida nagu seal ei kajastada, kui sina loed, vaatad, jälgid neid juhtumeid on ja kui seal oleks kõik öeldud või nagu sa tunneksid, et jah, nad on väga nagu põhjalikult analüüsinud, mul ei olegi midagi juurde lisada on ja siis sa ju ei teeks neid videosid, aga sa teed neid, mis siis nagu nendel meedia, need lood, mida sa kajastavad, mis sealt põhiliselt nagu puudu on, et sa vaatad, et ei, et siin tuleb natukene nagu veel vaadata, et minu arust siit ja siit on meedia tööl jäänud vajaka, et mis seal nagu siis No sellele küsimusele ma saaksin vastata konkreetselt Roosaare videote kontekstis, sest see sai alguse Ekspressi kirjatükist, mille pealkiri ütles, et investoritel on mingi raske valik või keeruline valik. Ja kui ma juristina sisu ära lugesin, siis mulle tundus, et siin ei ole mitte mingit rasket või keerulist valikut ja millest puudu jääb on mitte ajakirjanikul endal, vaid ajakirjandusväljaandel võiks olla nii-öelda oma maja juriidiline ekspert, kes aitab nagu tunda ennast mugavamalt või kindlamalt mingis teemas. Et rohkem nagu seda päris positsiooni välja öelda, kas või kui ma mõtlen sellele Sulev Veedleri tükile, mis puudutas siis Roosaare seda persoonilugu, eks ole, kus ta oma versiooni rääkis, seal oli valesid faktiväiteid, näiteks kus Roosaare ütleb, et mingit avalikku pakkumist ei olnud. Mina oma videotes loen kokku, mis seal oli mingi vähemalt 15 blogikannet tema blogis, mis on avalikus, ta kutsub üles inimesi nagu investeerima sinna projekti. Et kuidas sa lased seal libiseda, et võib-olla see ei olnud selline kirjatükk, mille stiil
oleks lubanud faktiparandust, ma ei tea, aga mulle tundub see ebaeetiline nagu lasta midagi printi niimoodi või maailmasse välja ilma täpsustamata keskmisele lugejale, et oot, et see päris nii ei olnud faktiliselt, eks ole. Ja võib-olla, ma ei tea, kas see nüüd juriidilise ekspertiisi küsimus, aga puht inimlikult avalik pakkumine võiks ka mitte juristile panna nagu häirekeel, et oot, aga sul oli ju blogi, kus sa nagu pakkusid seda, et kuidas siis ei olnud. Aga noh. Mul tuli korra meelde, et üks Vedleri kirjatükk, sa oled ka vist selle ajandil teinud video, veel oli vist Tanja Mihhailova teemadel. Et see on jälle teise nurga alt, on ja muidugi, et... See oli hoopis teine nurk. See Mihhailov asjas minu küsimus, mind huvitas sisu, aga mind huvitas ka see, et miks Ekspress ta nime ei julgenud öelda, sest kõik põhimõtteliselt peale minu said kohe aru, kes see on, mina pidin natuke minema Redditit lugema, et aru saada. Et seal ei olnud etteheidet. Vedlerile etteheide oli selles Heidmetsa Aigro asjas, kus ühes artiklis peeti vajalikuks tuua siis väljavõtte kohtulahendist asjas, mis on kinnine kohtu asi, kust ei tohiks üldse midagi lekkida ja sealt tehti lõik, mis iseloomustas alaealist last, mis põhimõtteliselt ütles lugejale, et see laps näitles mingis stressiolukorras ja selles osas meil on veel, minul on jutt pooleli, selle kohta veel tuleb video, suurema pildi video, mis puudutab mitte ainult nüüd lapse andmeid meedias, vaid ka üleüldse eraisikute kajastamist meedias, et kui mingid piiri on ületatud, eks ole, meedia ei saa ju suvaliselt iga ühest lugu teha. Et seal on teatud tasakaalupunkt ja sellest veel tuleb üks pikem ja põhjalikum video kunagi sel poolaastal. Ma just tahtsin küsida, et millised temaatikad on veel nagu tulemas, sest ma saan aru, et Pohlaku ja Jalgpalliliidu mingisugune temaatika on üleval, siis nagu ka vist Sass-Henno case'ist, kas tuleb midagi veel või oleneb, kas ta kaebab vist edasi ka, et... Sõltumata sellest tuleb, ma otsustasin pärast otsuülekannet ära, sest mulle laikus ka kirju postkasti, mille sisu lihtsalt motiveeris mind ikkagi seda ette võtma, ütleme niimoodi. Ja tuleb ka rahakratist näiteks on inimesed mulle kirjutanud, kes siis ka pakub mingeid investeerimise võimalusi ja ma tahan seda JJ Streeti teemat ka ikkagi käsitleda, ehk on mingid asjad, mis on juba nagu lihtsalt aja küsimus. Kui ma saaks täna aja seisma panna, ma teeks kõik need asjad paralleelselt ära, aga ma ei saa ja siis on küsimus, et mis päriselus vahepeal veel juhtub ja see võib olla mingi kommentaar, mingi pealkiri, midagi, mis tõmbab mind jälle korraks rajalt maha kuskile mujale. Seda ette ei tea. Kas sa kunagi nagu rahul ka oled, et nüüd see teema sai täielikult kokku võetud, et ma ei pea ühtegi videot seal teema tegema, et me saime nüüd on mingis mõttes õiglus ja selgus on jalule seatud, ma saan nüüd nagu edasi liikuda või sul on alati niimoodi, et ma ei tea, kui kriitiline sa oled enda videote suhtes, et seda oleks saanud nagu paremini uurida, oleks mingi rohkem aega või rohkem seda olnud, oleks saanud sellega veel sisse panna niimoodi või sa suudad nagu lihtsalt öelda, et tehtud, liigume edasi, ma lihtsalt ei jää sinna teemasse kinni rohkem, et kõik on öeldud. Tehtud liigume edasi oli kindlasti selle Kuur ja Petise ja valetajaga, sest nagu mina enamat teha saan. Ma oleks ideaalses maailmas, oleks siis peavoolu meedia kajastanud seda selleks, et see info jõuaks inimesteni, kes raha annetasid. See oli nagu asja eesmärk. Aga seal ma ei saa enam midagi teha, ma kirjutasin igale poole kõigile, ma tegin oma blogipostituse, ma panin selle Kuur ja Facebooki lehele, seal oli Kuur ja Facebooki leht oli postitanud vist mingid uudist jälle, sealt samast Postimehe Kuur ja nurgast on ju, siis seal all oli selle tüübi jurist, oli kaitsnud seda tüüpi öelnud, et ärgi nimetage teda valetajaks ja petiseks ja siis tema kommentaari alla ma vastasin, aga kuule, ta ju on valetaja ja petise panin oma blogipostituse ja siis see jõudis kuskile, sest see tüüp ise kirjutas mulle Facebooki selle peale. Kiitis mu tööd, et hästi tehtud töö, hästi tehtud uurimistöö. Ma ei vastanud talle midagi, sest mida kuradit, see oli nimelik sõnum, mis ta mulle kirjutas, ta ei eitanud üldse mitte midagi, ta lihtsalt nagu hakkas näpuga näitama, aga vaata, mida see teine tüüp tegi ja see täitur ja kõik need, et nagu... See oli Kaja Kallase defense, jah? Jah, see ingliskeelse whataboutism, eks ole, et okei, mina, aga nagu mida tema tegi, et selle teemaga on see, et ta ei ole nagu õnnelik jooneala tõmbamine, sest õnnelik oleks ta olnud siis, kui peavoolu meedia oleks selle üles korjanud, mitte minu video, vaid selle teema ja öelnud, et kuulge, et te teaksite, kes te annetasite, et see tüüp nagu peksis segast ja valetas, konkreetselt valetas, Lust küsis talt ju jätkusaates novembris. Kas sa maksid selle võla ära? Tüüp vaatab Lustile otsa, jah. Konkreetselt valetab. Ja Lust, ma ei tea, kas ta seda kohtulahendit lugenud oli, see oli näha 1000 liitrit diislit trotiti ja siis Lust küsib maailma kõige süütuma häälega. Aga miks sa seda tegid? Kas sa nagu oma tarbeks või... Ja siis see tüüp mingi vastu, ja oma tarbeks ja natuke läks nagu, ma ei tea, müüki ka või midagi, 1000 liitrit diislit oma tarbeks.
Ja see oli absurdne, et õnneliku lõppu minu vaates selles mõttes ei olnud, aga minu jaoks on teemal kriips all. Aga jällegi natukene provotseeriv küsimus, aga ütleme nüüd, et Kanal 2 tuleb sinu juurde, ütleb, et me anname sulle nädalase, iga nädal üks saade, see on mingi pool tundi nagu saad toota sinna mis iganes teemadel, nagu et kas sa võtaksid selle vastu, mõtle, sul on mingi produktsioonitiim on, mis iganes, mingi budget on, rohkem võimalusi, aga samas sa ikkagi nagu peaksid nagu küsima luba või mingis mõttes kontrollima nagu ka ülemustelt, et praegu sa oled ju nii-öelda, ma ei teagi, kui sa oled vabakutseline, sa oled iseenda ülemus, on ju, et kas sa kujutad ette sellise sama kanali sisu jätkamist nagu kellegi teise alluvuses, kes nagu ütleb, et no loominguliselt sul on vabad käed, mida iganes, aga no ma ei tea, et äkki no ma ei oska öelda, kuidas see võib nagu libe tee mingis mõttes, et see on ka variant või sa mingi ei, ma jään alati 100% nagu kontrollima seda, mida ma teen. Sõltub kõik tingimustest. See sõltub kõik tingimustest ja üks ajend, miks ma sellist asja kaaluksin, et võiks teha on see, et tegelikult mulle ei meeldi sõna YouTuber, ma eelistan siis juba sõna pigem sisulooja, eks ole, lood mingit videosisu ja blogisisu, mida iganes. See on päris kuradi üksik elustiil. Selles suhtes ma olen kodukontoris, aga ilma kolleegideta, et mu inimlik kokkupuude, ma olin nii elevil, et ma sain täna siia tulla, et ma olen nagu inimesega ajan juttu vahetult, eks ole, kodust välja, riided selga, mis ei ole nagu mingi kodune dress. Et see on maru üksik ja ka mõnes mõttes üksluine. Ja kui ma nüüd avastasin, et tore on teha neid otseülekandeid, eks ole, lihtsalt istud seal, räägid mingitel teemadel, inimesed kirjutavad siis keegi, kes on ise kanali tasuline liige. Ma näen nagu märgikest nime juures kirjutab, et ootan juba tavavideosid, et seda live möla ei suuda küll kahjuks kuulata. Siis ma mingin, nagu mitte, et ma eeldaks, et kõigile see meeldib, aga nagu, et kanali sõber nagu nii ebaviisakalt mulle seda ütleb, samas kui mina just olin tundnud, et hakkame iga nädal tegema, sellepärast, et see ei ole nii üksik ja see ei ole nii üksluine, sest video kokku hakkimine on ju üksluine ja ta mõneti pingeline. Kui ma seda Pohlaku teemat kokku panin, siis oli see, et kas ma panen rohkem juriidilist nüanssi, kas ma panen rohkem paragrahve, mida ma ütlen, mis sõnu kasutan, mida mitte. Et see on päris pingeline ja ta on üksik ja üksluine. Et selles mõttes vaheldust ma tahaks küll. Seda ma tahaks, aga mida see vaheldus endast kujutab, seda ma ei tea, eks ole, et mis tingimustel, mida teha, seda ma ei tea. Ja no ütleme niimoodi, et kogu need live-ülekanded on selles mõttes nagu head, sest nad annavad nagu võimaluse vahetult suhelda inimestega, aga siis on muidugi need inimesed, kes nagu muidugi tekib küsimus, et nagu miks ta siis seal live streamis üldse istub, kui ta ütleb, et millal see nagu möla läbi saab, siis kui sa ei vaata seda, siis nagu sinu jaoks ei olegi midagi muutunud, sa siis tootad järgmist videot, mis tropib ja siis sa vaatad seda, oled rahul, aga kindlasti ma arvan, et inimestele meeldib ka see vahetu suhtlus, kas või läbi nagu kommentaariumi, live kommentaariumi niimoodi, et vähemalt nagu mõeldes sellele TikTokile ja üldse, kui sa oled mingi sisulooja, nagu suurem sisulooja, kellel on juba mingi fännibaas on olemas, need inimesed ikkagi tahavad ka natukene nagu suhelda niimoodi ja mingis mõttes see on hea, sellepärast, et mida rohkem nad nagu suhtlevad, seda rohkem nad võib-olla tulevad ka sinuni mingisuguse uue infokilluna tegelikult, sa paned pärast pusle kokku, sest üks inimene ei tea, mida teine nagu ette kandis või siis mingi 4-5 eri inimest tulevad, räägivad sulle suht sama juttu, sa saad aru, et okei, et midagi seal on. Aga jah, ma arvan, et me oleme siin üle tunnikese rääkinud ja mul on kogu aeg nagu küsimusi ja ma tean, et need ei saa nagu mingis mõttes kunagi otsa, sest need on kõik siuksed teoreetilised küsimused, et üldse nagu tahaks maailma asjade kohta rohkem arutada ja mul on hea meel, et nagu keegi, isegi see Varro teema ja niimoodi, minu jaoks oli suurem kui lihtsalt mingi Varro või kui sa teinud need abordiõiguste teemadel videod, see ei ole lihtsalt nagu abordiõiguse teemal, see ei ole nagu mingi meditsiiniline nagu käsitlus, et see on nagu laiemalt sükene. Aga tead, see on ka loogika teema, mis mind hullult huvitab selle asja juures, on ka see loogika, et vaata, Vooglaid on selgelt usklik inimene. Ta esindab mingit nišikatoliiklust, eks ole, nagu ma aru saan. Ma ei ole usuinimene, ma ei oska liigitada, et kes ta siis täpselt on, aga mingi nišikatoliiklus. Ja tema puhul ma saan aru, et mõttemaailm on selline, et seks on mõeldud ainult siis, kui naine ja mees, kes on abielus, saavad lapsi ja muidu ei seksitagi, eks ole, üldse ei puututa teineteist ja ennast ka ei näpita, eks ole, et masturbeerimine kõik on keelatud. Ja selles maailmas on nagu mõneti loogiline, et abort on täiesti keelatud, sest sa ei peakski üldse rasedaks jääma, sest see kõik on keelatud. Aga nüüd enamus eestlasi ei ole ju katoliiklased, nad ei ole nišikatoliiklased siis, mis sellest veel rääkida. Enamus neist ju, ma eeldan, et harrastavad
mingit seksuaalset tegevust väljaspool abielu ka või enne abielu, selles mõttes, nüüd ma sõnastasin valesti asja, aga sa saad mu mõttest aru, eks ole, et nad ei usu seda, mida Varro usub, aga nad lähevad kaasa sellega, et abort on mõrv või nagu Martin Ehala, eks ole, väga kahetsusväärsel kombel on Postimehesse koondunud ka igast imelik inimesi, et Martin Ehala kirjutab, et abort, eks ole, ärme õigusi ära võtta naistelt, aga null tolerants, et naine, kes teeb aborti, on nagu roolijoodiks. Sellise saasta analoogia tootis Martin Ehala universumisse. Ja siis ma mõtlen, et kui sa just ei usu seda, mida usub nišikatoliiklane, et seks ongi ainult siis, kui tahetakse saada lapsi, muidu ei tohigi. Kui sa arvad, et seks on okei, aga sorry naine, kui rasedaks jääd, siis nagu parem oleks, et kannad lõpuni selle sünnitud lapse ära, et kui kasvatada ei suuda, ei taha, siis lihtsalt annad kellelegi, kes tahab, sest meil on ju need miljon pere, kes ootavad avasüli neid beebisid. Siis ma mõtlen, need inimesed, nad ei saa arugi, et loogilistes mõttemallides sa ütled, et naise elu ei ole sama palju väärt nagu kellegi teise elu. Ja lihtsalt puht loogika teema on see minu jaoks, et need inimesed, nad lähevad kaasa ühe niši katoliiklase järeldusega, et abort on halb, aga millel see tugineb, see vundament on ju midagi hoopis muud, hoopis teine mõttemall, milles need enamus kodanikud ei eksisteeri. Aga nad nagu ei mõtle seda samm-sammult läbi või siis neil on lihtsalt jumala suva või ja need on jällegi, seal on, mulle meeldib nagu psühholoogilisemad, mitte et mul oleks mingi doktorikraad psühholoogias, mida iganes, mul mitte mingisugust ametlikku vundamenti sel teemal ei ole, aga kui ma olen nüüd aastaid nagu jälginud neid liikumisi ja nagu lugenud nende nagu et ajalugu näiteks, kuidas mingisugused ekstreemsed arvamused on arenenud, see läheb, lõpuks see jõuadki välja nagu mingi valgustusajastu alguseni, Prantsuse revolutsioon, liberalismi teke, kõik need ja siis on nagu see ikkagi nagu taandub suuresti psühholoogiale ja erinevatele väiksematele faktoritele nagu ääremaastumine, mahajäämine, et osad inimesed tunnevad, et nende senised väärtused, maailmavaated on nii devalveerunud, et seda peab kunstnikult nagu üles tõstma, mingi sugudevahelised ümbermõtestamised, mis on praegu toimumas, on ja et siin on nii palju eri faktoreid ja mind panebki imestama, et nagu ajakirjanduslikus mõttes on nagu väga viljakas periood, sest kogu aeg toimub midagi ja meil on nagu nii palju infomüra, et muidugi sealt annab nagu, see on suur vaev välja sõeluda sealt, mis on nagu mõttekas ja mis on nagu üle ujutatud nonsense, mis sealt tuleb. Aga et nagu tegelikult nagu globaalses ajaloolises mõttes meil toimub nagu nii palju nagu põnevat, et me ei saaks kunagi öelda, et meil on mingisugune nagu kultuuriline või majanduslik stagnatsioon või meil toimub väga palju ja väga kiiresti. Ja mul on siuke tunne, et nagu meedia on ka nagu selle kiiruse juures nagu kaotanud võib-olla siukse nagu süvenemisvõime, et sul loevad ikkagi nagu see, et kui palju sul nagu klikitakse, reklaami müüd, kõik need asjad on ju uurivat ajakirjandust, meil ei ole väga palju aega teha, sest meil on juba järgmise mingi kuunumbrit paneme kokku, me peame sinna juba planeerima, bla. Ja siis on tekkinud siuke tühimik, kus on üle võtnud nagu, ma ei tea, missioonitundega inimesed nagu, ma ei tea, kas sina ise loomustad ennast või mitte, aga ma ütleks küll, et see on nagu suht tänuväärt tegevus ja mitmed teised, kusjuures Eestis mina ei tea, kas sina tead kedagi nagu sina või nagu keegi inimene, kes teeb ka selliseid analüüse, et minu arust need YouTuberid, sisuloojate maastik on Eestis nagu asjalikkuse poolest suht. Ma olen täiesti vale inimene, kellelt küsida. Ma absoluutselt ei ole kursis, aga mul on kirjutanud vähemalt üks naisterahvas, kes teeb perekonnaõiguse teemasid Instagrami videotes vist või stoorides, ma isegi ei tea, kuidas see terminoloogia on, et ma tean, et keegi teeb juurat vähemalt Instagramis, aga ma olen täiesti vale inimene, kelle käest küsida. Sul ei ole Eesti nagu sisulooja nii-öelda eeskuju, sa mõtlesid, et oot, et kuule ma prooviks ka, et tal tuleb päris hästi välja, siin on nagu... Ei, kui ma vaatasin, see tunne, et et ma võiks ka ju seda teha, see tuli ingliskeelsest mingi maailmast, vaatasin seal kedagi, kes kommenteeris, ma lihtsalt eestikeelses ei sattunud niimoodi vaatama, et ma ei ole kursis kahjuks. Ma loodan, et on ikka, ma ei tea. No sa võid inspireerida veel inimesi. No ma väga loodan selles suhtes, et minu arust mõtete vahetus on alati hea, et see on ainus see nagu probleem siin on, vähemalt minu formaadi juures on see, et see võtab aega. See on lihtsalt nii ajakulukas ettevõtmine, et ma siin rääkisin üks naisterahvast teeb digihariduse teemadel. Issand, ma pean nüüd promoma tema kanalit ja mulle tuleb perekonna nimi meelde ka Diana.
Diana, kes teeb digiteemasid, üli head sisu ja ta ütles ka mulle just kirjutas, et tead see üks video nädalas tempo on ikka päris rets üleval hoida muu töö kõrvalt ja oligi enne, kui ma nagu muust tööst loobusin, ma üritasin ka teha, aga lihtsalt ei jõua, sa ei jõua süveneda ja kui sa enne küsisid, et kas kunagi on tunne, et video on nagu täiuslik või teema tehtud, mitte kunagi ja alguses see mõjus halvavalt, sest sa nagu ei tahagi teha, sest sa tead, see ei tule selline, nagu sa tahad, aga mis ma lõpuks õppisin, ongi see, et ma saan ju teha uuesti. Esiteks ma saan kleepimise faasis, ma teen nüüd neid audioklippe juurde ja siis ma teen uue video, sellepärast ma Roosarest ka nii palju tegin, et ma tundsin, et mingis eelmises ma midagi tegin valesti või nagu mitte valesti, võib-olla jäi midagi katmata. Kuuria puhul ma esimeses osas ei saanud üldse aru, millest ma räägin, sest ma ei süvenenud piisavalt, siis tegin järgmise, kus ma parandasin eelmisi vigu, siis tegin veel kolmanda, kus ma siis üldse avastasin, et ohoo, siin on mingi teine nagu koer maetud, et see ongi see, et sa saad teha uuesti õppida ja sa muutud järjest paremaks, sest kui minu esimesed videod, kui neid vaadata, mul konkreetselt on nägu krampis, mul on üks näopool tõmbleb, sest ma olen nii krampis. Ja ajast see kaob kõik ära. See ei kao ära, kui sa ei hakka tegema. Hakkad tegema ja teed. Mida sa siin lõpetuseks praegu, sul on kindlasti väga palju geniaalseid mõtteid, mida lõppu öelda, soovitusi või mingisuguseid, ma ei tea, potentsiaalsetele vaatajatele, vanadele fännidele. Tavaliselt siuksed nii-öelda intervjuu formaadid siis ja mulle ei meeldi see korrapärasus, et tere, kes sa oled ja siis lõpus, et mida sa soovitaksid tänapäeval noortele või midagi siukest minust kuidagi eriti ka mingisugune siuke kramplik formaat, aga mis sa siia lõppu nagu... Noortele just või? No näiteks noortele. Noortele ma soovitan, et olge julged ja ärge arvake, et vanainimesed on kõik targad ja asjalikud ja head ja osavad. Absoluutselt mitte kahjuks, võiks ju, et olge hästi julged, enesekindlad ja ka teine asi, kui on elus mingi eesmärk, järjepidevus on võti ja ma ütlen, kus mina sain nagu veel julgust edasi panna, see on nagu üks asi, mis mind kummitab, mul on üks vana klassivend, kes on täna stand-up, kuidas see eesti sõna on siis, stand-upi nalja teeb? Püstijala koomik ja ma käisin ta esimest etteastet Tartus vaatamas ja see oli jumala siit, see oli nii halb. Seal üks nali oli naljakas, see oli ka mingi ropp nali ja aastaid hiljem nägin ta etteastet ja ta oli jumala hea, aga nii kui ta esimest korda seda tegi ja kui ma kuulsin, et ta üldse sellist asja hakkab tegema, ma mõtlesin, et püha müristus on nagu rusikas silmaauku sellele tüübile, ta oli alati klassis see vend, kes viskas nalja, ta on ülihea naljategija. Nii et ma mõtlesin, ta on nii hea selles, aga ta esimene etendus oli nii kehv. Aga ta pani edasi ja nüüd ta teeb üli hästi ja see nagu kogu aeg mõtlesin selle peale, kui ma oma esimesi videosid vaatasin, ega mul on endal ka piinlik vaadata neid vastik, tahaks ju paremini, mu peas tuleb see palju paremini välja, aga päriselt teha on hoopis teine lugu, et järjepidevus. Jah, ma arvan, et sellega ongi hea lõpetada, et muidugi on jällegi nagu mingid erinevad, samal ajal kui sa räägid, mul on jälle mingi küsimus, tuleb sellega, ma olen ka nagu ma ei teagi, kas ma aga ma olen alla andnud selle, ma alati loodan, et spontaanselt tulevad need küsimused ja tore on, et küsimused ei saa otsa, see tähendab, et teemasid jätkub ju, et küsimusi on vahel toredam küsida, isegi kui vastuseid saada. Ma olen sellise järelduseni jõudnud enda elus, et peaasi, et inimene mõtleb. Absoluutselt. Aga aitäh, et sa siia sellisel külmal talvepäeval jõudsid. Ja siis ma arvan, et sind näeme veel YouTube'is edasi. Aitäh sulle pakkumast inimkontakti tööpäeval. Nägemist inimesed, te kuulasite edasi ja ma loodan, et ka vaatasite edasi podcasti. Mul oli külas sellise YouTube'i kasutajanimega, mida ma soovitan teil üles otsida nagu tavakodanikust naisterahvas ja minu nimi ei ole siin üldse oluline. Aitäh!